Tere tulemast minu podcasti Kaks kihti sügavamale. Minu nimi on Dali Keter-Karat ning selles podcastis, nagu ikka, räägime erinevate inimestega, erinevatel teemadel ja puudutame selliseid teemasid, mis siis teeks meie kõigi elu paremaks, kvaliteetsemaks, sügavamaks, põnevamaks, energilisemaks, teadlikumaks ja kõik need muud väärtuslikud ilusad sõnad, mis selle kvaliteetse eluga kaasas käib. Kogu selle aja jooksul, mis ma seda podcasti olen teinud, on mul siis käinud saadetes väga palju huvitavaid külalisi ja oleme käsitlenud siis väga palju erinevaid huvitavaid teemasid. Ja sama jätkame nüüd ka selle saatega. Minu tänane saatekülaline on Ivar Leiten. Tere, Ivar! Tere! Sina oled toitumisnõustaja ning terviseedendaja ja tegelikult oled sa ju viimastel aegadel või viimasel perioodil, ütleme siis niimoodi, mis iganes see periood siis peaks tähendama, käinud päris paljudes saadetes, podcastides, rääkimas, esinemas, koolitamas just nimelt nendel samadel toodete teemadel, mis meil siin laua peal on, kes meid siin videoga vaatavad. Ehk siis ütleme nii, et nii palju kui mina sinu nime nägu tegemisi tean varasemalt, siis minu meelest sina oled alati võrdnud minu jaoks magneesiumiga. Et sina ja magneesium, et sa oled see magneesiumi kuidagi eestvedaja siin Eestis. Mulle tundub, et see magneesiumi teema on viimasel ajal hästi plahvatuslikult kuidagi suurenenud, kuidagi nagu teadusesse inimestel tuld. Miks? Kas sa lihtsalt teed nii head tööd või siis on päriselt avastatud nüüd midagi, mida varem ei teatud? Mind varasemalt tunti kui seedensüümi Ivarina, sest et me tõime seedensüüme nii-öelda maale ja kui ma esimene kord neid suure hurraaga tellisime ära, hästi palju tuttavaid toitumisterapeude ja tervisepoode ja siis suur üllatus oli see, et keegi seedensüümidest midagi ei teadnud, siis pidime nullist alustama. Raamatut kätte hakkasime õppima, tänaseks üle vist 400 loengu nii-öelda inimeselt inimesele tehtud ja nüüd vaikselt sinna mineraalainete poole. Aga ma arvan, et see teema ei ole nagu nüüd alles tulnud, et peavoolumeedia hakkas tegelikult vist oli aasta tagasi väga jõuliselt sellest magneesiumist nii-öelda rääkima, et me olime lihtsalt võib-olla pigem õigel ajal õiges kohas ja saime nüüd täna väga palju nii-öelda infot veel juurde anda, sest et täna kui ma tean, et jälle ise väga pikalt spordimaailmas, et üldiselt inimesed teavad, et magneesiumi puudus või magneesiumi toetab siis närvisüsteemi, aitab unel ja jalakrambid. Ja ega seal väga palju nagu rohkem ei olegi, aga tänaseks me teame, et neid magneesiumi puuduse sümptomeid on 68+, mitte ainult 3-4 tükki. Ja siis samal ajal mitte kõik, kui mitte öelda, et vaid vähesed tavapoodides, apteekides või üldse nii-öelda nendest kättesaadavatest magneesiumitest tegelikult ju inimesele ei mõju peaaegu, et vaata, et üldse. No ei saa niimoodi öelda, et ei mõju, aga lihtsalt küsimus ongi, et kuidas nad imenduvad ja palju tegelikult rakku jõuab. No seda ma just mõtlesingi. Ja isegi alati ütlen ka seda välja, et isegi need, ütleme, magneesiumi toidulisandid, mis peavad soolestikku läbima, siis isegi sealt need mikrokogused, mis jõuavad, mõnel annab väga suuri tulemusi, sest et meil kõik kehas, mis nii-öelda töötab, siis see kofaktor, mis aitab seal nii-öelda toimetada, 80% vastutab see üks mineraalaine ehk magneesium. Et selles suhtes ta on hästi suure olulisuga ja ta tegelikult väga palju asju tegelikult lahendab ära, aga lihtsalt ikkagi kuidagi tundub imelik, et kui on nii palju sõltub sellest magneesiumist. Kuidas siis alles nüüd, ütleme, et nagu sa ütles ka, et peavoolumeedia hakkas alles aasta tagasi rääkima või juba aasta tagasi, aga siiski suures pildis nagu alles aasta tagasi rääkimata sellest, mida me tänaseks kõike tänu ka sinu tegevusele siin Eestis magneesiumist teame. Kas tõesti see magneesiumi olulisus või siis see massiline magneesiumi puudus inimestel avastati siis sedavõrd hiljuti? Tegelikult on selles asi, et doktor Caroline Dean, kelle brändi me ka nii-öelda esindame, tema on juba üle 20 aasta seda asja ajanud, ta on ka tegelikult maailma juhtiv magneesiumi puuduse uurija, ta on ka andnud väga palju raamatuid erinevaid välja,
millest üks meil on ka juba nii-öelda ära tõlgitud. Kuid kõik nii-öelda materjali, mis ma täna vaatan, mis peavoolumeediast ja mujalt ka nagu läbi käib, siis need teemad on üks ja sama, et natukene toetab seda, kolmandat. Aga noh, mida me tänaseks teame, on see, et head magneesiumi puuduse testi pole üldse olemas. On, aga see on üksikutes laborites, mis näitavad ära siis palju tegelikult seda vaba magneesiumi kehas on, mida sul siis stressiseisundil või lööd varba ära nii-öelda vaja oleks, aga need tavalised veretestid eriti need ei näita midagi. Kuidas me siis teame või millised on need sümptomid? Sa ütlesid, et meil on 68+ sümptomid, mis võivad viidata, et kui me testida naljalt ei saa, kas mis seisus meie magneesium on ju, et mis need peamised sümptomid siis võiksid olla? Kõike 68 ei ole peas, aga kui me vaatame seda tabelit, pärast laseme siin ekraanile ka, et ärevusest, stressist, migreenidest, seljavaludest, üldse valudest, põletikud, depressioon, PMS, see on nagu ühest äärmusest läheb teise ja kui see tavaliselt, kui testi ei ole, siis mida me oleme näinud, et kõige efektiivsem ongi see, et sa võtad see 68+ seisundi tabeli ette ja lihtsalt hakkad linnukesi panema, mis on sinul täna näiteks, mis magneesiumi puuduse sümptomid sul on. Mis on hästi huvitav, on see, et enamus inimesi saab 15-20 linnukest. 5-20 linnukest. Et neid, kellel on seal alla 5, ma võib-olla tean näpuotste peal kokku lugeda. Jah, sest tihtipeale need ongi mingi ärevus, stress, pinge või ongi pidev pingetunne, ülekoormus, ma ei tea, ajuudusus, kehv magamine, et need justkui kõlavad, et käivad tänapäeval inimeseks olemise juurde kaasa ja siis ongi väga lihtne nendele linnukesed ette teha, on ju. Ja üks hästi huvitav asi, mida seal 68+ ei ole, aga me tänaseks teame ja doktor Caroline Teine on hästi palju seda uurinud, enamus hirme tekib magneesiumi puudusest, sest magneesium rahustab sul kesknärvisüsteemi maha, aga kui see on kogu aeg nii-öelda võitleja põgene, siis see hirmud tekivad sealt ja mis mind nagu kõige rohkem paelub täna on see, kui me saame inimestelt toodetega ärevuse ja hirmud maha. Miks? Sest inimesed hakkavad tegutsema. Sest hirmud on need, mis siin tegelikult kõige rohkem tagasi hoiavad elus. Kui sa ikkagi kardad lennukiga lennata, siis väga keeruline sinna peale rõnida. Jah, või siis ka lihtsalt nii-öelda ongi üks on lennukiga lendamine, aga kas või näiteks mingite muudatuste tegemine elus on ta siis, ma ei tea, paarisuhtest lahkuminek, on ta siis kolimine, on ta siis, ma ei tea, teise riiki minek, töökoha vahetus, uue ettevõtte alustamine, oma mingite asjade, projektide tegemine, et need on ka tõenäoliselt kõik ju nende hirmude ja kõige sellega seotud, on ju. Nii huvitav, et ongi, et isegi see, kas ja kui turvaliselt ma tunnen ennast näiteks oma töökoha vahetusel või suhtes või kodu või mille iganes seotud teemad ümber võivad olla ka otseselt seotud sellega, millises seisus mu keha magneesiumi nagu magneesiumiga seoses on. Nii huvitav. Kui palju, ütleme, depressioon, ärevus, ületöötamine, läbipõlemine on praegusel ajal justkui pandeemia, see on pandeemia, on ju. Kas ja kui palju need on ravitavad või nii-öelda mõjutatavad sellest magneesiumist? No ma arvan, et see on alati see, et võtta kehal on ise tervenemise võime, kuid tal on selleks vaja nii-öelda ehitusblokke. Ja kui sa annad talle kõik vaja mineva, siis tegelikult ma ütlen ka, et see vaimne tervis ei ole ainult toitained, siin on vaata liigutamine, emotsioonid, hingamised, sa tõmbad nagu seda ekraani aega vähemaks, käid õues maandamas, jood piisavalt vett, et need kõik asjad on nagu nii-öelda omavahel seotud, aga olles ise väga pikalt töötanud üle 1000 ärevuse kliendi, kes olid ka väga raskes sügavas augus või depressioonis isegi ja me tegime neid teste seal, siis tol hetkel teadmata mineraalainetest nii süvitsi, sest et need mineraalainet on teise tehnoloogiaga kui tavalised, mis sa võtad, mis lähevad läbi soolestiku, siis kui me vanasti vaatasime neid depressiooni küsitluslehti, siis sa vaatad, inimene tuleb sisse, ta on täielikult energiapuud, krooniline väsimus, ta on muutunud apaatseks, ta ei suhtle suga üldse nii edasi.
jah, täna minu isiklik arvamus on see, et enamus neid kliente, kes mul uksest sisse tulid, oli tegelikult eluenergia puudus. Ehk siis magneesium on kõige olulisem mineraalaine, et keha suudaks seda eluenergiat rakkude mitokondriates töötada, nii-öelda toota. Ja ma ei tea, kui inimesed teavad sellest nende energiatootmise kreebitsüklist. No vaevalt, et enamus inimesed sellest teavad. Mitokondriates energiatootmine on, väga paljud räägivad täna, et Q10 on hästi oluline, jah, ta on oluline, aga ta on seal keemilise ahela nii-öelda lõpus ja siis 8 etapist 6 vajavad magneesiumi. Ja seda, mida me täna näemegi, et Riimägi tarbimisel, hakkamisel ja puhtalt ainult võib-olla Riimägiga, et ei olegi teisi tooteid vaja, siis esimene asi, mida inimesed märkavad, on krambid kadunud 2-3 päevaga, mida nad tegelikult võib-olla võtnud aastaid mingeid magneesiumi vorme, nad pole krampidest lahti saanud. Unekvaliteet tõuseb nädalaga hüppeliselt, ajuudu kaob tavaliselt nädala-2 nii-öelda ära. Ja kui sa nagu ujutad kesknärvisüsteemi, teed laadimist nii-öelda juurde, siis me näeme ka, et ka kõige raskemad ärevuse ja paanika kliendid saavad 2-3 kuuga täiesti nulli. Aga no siin on jah, oluline on ju see, et ta käiks nagu kompleksselt koos, et inimene, noh ka meil, ma ei tea, kuulaja, vaataja siin mõistaks on, et ei ole nii, et ma kogu ülejäänud elu stiili jätan samaks, aga lihtsalt jooma seda magneesiumi vett on ju, ja siis kõik imeväel hakkab muutuma, on, et seal ongi nagu sa mainisid on ju, et ma ei tea, ekraaniaega vähemaks, liiguta ennast füüsiliselt, unerütm korda, toitumine, joomine, kõik asjad korda rohkem on ju. Ja samal ajal teistpidi samamoodi, et me võime kõiki neid muid asju teha, aga ma saan aru, et kui meie keha on kroonilises ja tohutus magneesiumi puuduses, siis me võime ju seal palli alla õues käia ja seda maandust otsida, on ju, aga see meie närvisüsteemi selle võrra maha ei rahusta, et meil näiteks need hirmud muutuste ees täielikult ära kaoksid, on ju. No täna see, mida ma näen, ongi see, et mida rohkem neid materjali läbi töötanud ongi, et toidust me enam eriti magneesiumi ei saa. Me ei lähe täna siia väga sügavale, sellest on eraldi nii-öelda loengud, materjalid nii-öelda olemas, aga jah, need põllud on ära kurnatud, igasugused keemilised väetised, asjad ei lase taimedel magneesiumile nii-öelda imenduda, nad isoleerivad enne need osakesed nii-öelda ära, siis on väga üle 110 faktori, mis tõmbab sind magneesiumist tühjaks. Mis need näiteks on, mis meid tõmbab tühjaks? No stress on number 1 asi. Stress kulutab iga kord, kui sa oled stressiseisundis ja see on hästi huvitav, stressiseisund on erinevaid, on füüsiline, vaimne, keemiline, emotsionaalne stress. Ja siis meil on veel akuutne stress ja keha ei tea vahet, millise stressiga tegu on. Tema jaoks on kõik üks ja sama. Ja mis on hästi huvitav minu jaoks on see, et nii kui sa oled võitleja põgene seisundis, siis keha lükkab sul seedimise tagant ära. Ehk siis kogu verevarustus läheb lihastesse, noh see ongi see, et kui sa jooksed ohu eest nii-öelda minema ja minu taust nüüd seedensüümid, soolestik, toitanede imendumine, siis me näeme on see, et tavainimese nii-öelda üldinimese, kes igapäevaelus nagu toimetab, siis temalt seedimine töötab ainult öösel, kui ta magada saab. Päeva ajal sa oled kogu aeg see võitleja põgenes. Ja teine hästi suur kulutaja on kohvi. Kohvi viib ka väga palju muid mineraalaineid nii-öelda välja. Järgmisena, mis me sealt võib-olla suurem teema on fluoriid. Ehk siis fluoriid nullib ära magneesiumi. Ja fluoriidi me saame on ju joogivesi, hambapastad, kus me veel fluoriidi saame? Ravimid. Mitte kõigis, aga enamuses. Seal ta mängib hästi olulist rolli, et ravim paremini nii-öelda töötaks, kuid fluoriid ja magneesium kokku panna nullib täielikult ära. Ja selle peale alati inimesed küsida, aga miks ma siis üldse magneesiumit lisaks võtan, aga see on hästi huvitav, mis toimub on see, et kui fluoriidi ja magneesiumi osake lähevad kokku, keha seda kasutada ei saa, see salvestab raskudesse, aga meie keha uueneb kogu aeg. Kui sa head kvaliteetsed magneesiumi kogu aeg iga päev peale annad, siis lõpuks sul rakud aastaga vahetuvad kõik välja. Nii et selles suhtes ma alati ütlengi inimestele, et see on see koht, kus võib kindlasti julgelt juurde nii-öelda võtta. Ja ma saan aru, et sa mainisid enne, et ongi, et isegi kui inimene on võtnud aastaid mingisugust magneesiumit, siis näiteks ei ole nendest jalakrampidest lahti saanud, aga nüüd hakates seda Riimägi võtma, siis juba paari päevaga hakkab see mõjuma.
mis siis on erinevus nendel magneesiumitel, kas tõesti see Rimist ostetud see tabletike, mis ma sinna vee sisse lahjendan ja iga päev tublilt eriti vanemad inimesed minu meelest või lapsed joovad seda kihisevat oranži magneesiumijooki või C-vitamiini, mis neil seal kõik, ma ei tea, pole ammu seda muidugi ostnud, aga kunagi ma tean, ma ostsin samamoodi. Et kas need siis ei toimi või mis see nende magneesiumi ja magneesiumi vahe on, et üks töötab 3 päevaga, teine töötab aastatega ka mitte? Väga hea küsimus, sest et mina olin samas olukorras, et 2-3 korda nädalas olid jalakrambid öösel, nutumaitse tuleb nii-öelda suhu, midagi teha ei saa, ainuke, mis nagu toetas, et ma sain uuesti magama minna, oli Himaalaja soolalahus. Aga kui me vaatame nüüd magneesiumi toidulisandeid, mis peavad soolestikku läbima, siis mis seal on hästi huvitav on see, et esimene faas, kus läheb päris palju maha, et me näitame tabelit ka tõenäoliselt, aga esimene faas on soolestik. Mis seisus sul soolestik üldse on? Nii et me ei saa neid tabelitesse panna, sest me ju kunagi ei tea kellegi soolestiku eripära, aga mitte kellelgi ei ole see ideaalne. Ja kui sa oled väga pikalt, kui sul on juba ärevus, läbipõlemine, siis sul lekkivad ja ärritunud soolesüstroom. Ja väga paljud ei saagi siis üldse magneesiumlisandit võtta, mis soolestikku läbib, sest see tekitab tohutut ebamugavust. Aga mida väga paljud ei tea on see, et magneesiumi toidulisanditel peaks ka alati vaatama, palju on puhast magneesiumi, ehk siis elementaalmagneesiumi. Ja ma töötasin väga palju nii-öelda brände läbi, mis siin nii-öelda Eesti turul ja mujal on, enamusel seda kirjas ei ole, ehk siis kõik räägivad imendumisest, kuid millest peab aru saama, et puhta magneesiumi osakaal on ka hästi oluline, sest kui me võtame näiteks magneesiumoksiid, mis on võib-olla kõige kehvem näide, sest see on väga hea kõhulahtisti, aga miks ma selle magneesiumoksiidi toon alati välja, on see, et sinna on kõige rohkem uuringuid tehtud taha. Ja isegi see, et ta imendub 4%, siis need intravenoosne uuringud on väga häid tulemusi nii-öelda andnud, isegi 4%-ga. Aga kui me võtame näiteks, et 1000 milligrammi magneesiumoksiidi, siis keskmiselt läbi on sealt 60% puhast magneesiumit. Ehk siis elementaalmagneesiumit. Erinevatel vormidel on erinevad protsendid. Ja magneesiumglütsinaadil oli vist 20%. Aga sellest keegi nagu tavaliselt ei räägi. Ja siis võtadki 1000 milligrammi, korrutad 60%-ga läbi, saad 600 milligrammi. Kuid nüüd, kui järgmine etapp on alles imendumine. Ja imendumise koha peal näiteks magneesiumoksiidil on 3-6%, võtame keskmise 4. Nii, 600 milligrammi, mis 1000 milligrammist järgi jäi, korrutame 4%-ga läbi, me saame 24 milligrammi. Et 1000 pealt kukkus see 24 peale. Ja nüüd lähme veel siit edasi rakubiokeemia juurde. Ehk siis kõik magneesiumi toidulisandid, mis peavad soolestikku läbima. Nüüd meil jäi juba seda potentsiaalset magneesiumit 1000 milligrammist magneesiumoksiidiga 24 milligrammi järgi. Ja nüüd tuleb hästi huvitav, tuleb see murdosa jooniline efekt. Ja mis see tähendab on siis see, kui magneesium läheb läbi soolestiku, nii-öelda jõuab vereringesse, siis kõik toitained keha peab suutma vedelasse olekusse viima ja joonilisse. Ehk siis raks saaks läbi joonkanalite need nii-öelda toitained sisse tõmmata ja need peavad olema pikomeetri suuruseks, nanoosakestest väiksemad. Muidu see lihtsalt ei ole võimalik. Ja kui magneesium jõuab vereringesse, siis ta on ainult joonilises olekus, ehk siis rakule kättesaadavus olekus murdosa sekund. Mitte isegi sekund, mitte 2, vaid murdosa sekund. Ja siis ta juba muutub niimoodi, et ta ei ole enam siis meile hapnik muudab ta jälle elementaalmagneesiumiks, puhtaks magneesiumiks taha, aga joonid on kokku läinud ja rakk ei saa seda võtta. Nii et see on hüpoteetiline, eks meil tabeli peal on pandud 10%, see võib olla 50%, see võib olla 30%, keegi seda täpselt ei tea, aga nüüd sellest 1000 milligrammist magneesiumoksiidist jääb lõpuks mitte 24 milligrammi järgi, vaid ütleme, et see on 50% veel maha, 12 milligrammi. Aga mida me näeme täna, et ärevust, serotoniini tootmis, kõik sellised asju, mis vaimse tervisega on seotud, sa pead jõudma suurte koguste peale. Ja tavamagneesiumite võib-olla kõige suurem miinus on see, et nii kui sa nende toidulisanditega, magneesiumlisanditega, mis peavad soolestikku läbima, lähed suuremate koguste peale, siis alati juhtub üks sama asi, tuleb kõhu lahti. Sest ta jõuab jämesoolde ja sealt on üks kõige parem veekogujaid üldse. Ja Riimägi puhul on stabiliseeritud joonid tehtud niimoodi, et ta põhimõtteliselt ei vaja enam soolestikku, midagi sinna peensoole ülemise otsa nii-öelda veel jõuab, aga ta ei jõua mitte kunagi nii-öelda jämesoolde ja
ja see ongi selle nii-öelda, kuidas öelda siis, tohutu efektiivsus, ehk siis iga milligramm, mis sa võtad, jõuab rakku, ehk siis see kadu on ainult 0,02%. Ehk siis, et see on see põhjus siis, miks selle seda mõju päriselt tunda on. Aga nüüd, kui selle Riimägi võtmise tulemusel ikkagi läheb kõht lahti, siis on võetud liiga palju või mis seal siis? No, üldine koht, kus ma tavaliselt näen seda, on see, et alguses minnakse liiga kiiresti. Ehk siis, kui inimestel sul võibki olla toode, mis imendub 99,98%, aga kui sa võtad kohe alguses korraga liiga palju, siis ta võib lüüa sulle, et sa pead alati alustama rahulikult. Keha peab ka õpetama seda tarbima. Ja siin on väga suur vahe, kes see alustab, kas sul on ärevus või sa oled terve inimene. Et näiteks ärevuse kliendid ei saa hakata sealt 1 millist, 2 millist pihta, ta hakkab 5 tilgas, sest kui see keha paned korraga liiga palju asju korraga tööle, siis 80%, mis su kehas töötab on magneesiumiga, siis ta võib sul ärevuse veel rohkem üles lüüa. Nii et me oleme siin toitumisterapeutidega näinud, kes on juba ise katsetanud, rohkem ei katseta, et on ja näiteks ka, ütleme inimestega on väga madal vererõhk, nad peavad ka üli rahulikult alustama. Kas ta siis alandab? Ta alandab, kui sa liiga palju korraga võtad, aga kui sa võtad alustad 5 tilgast või 1 tilgast ja tõstad iga päev 1 tilgaga, siis lõpuks aitab ta sellele ka nii-öelda tasakaalustada ilusasti ära. Okay. Wow. Ja mulle endale tundub ka kuidagi selline, tundub nii, mis ka öelda, kuidagi nagu lootustandev või selline nagu tõesti kuidagi, ongi nagu lootustandev, et nii, et kui me mõtlemegi just nimelt selle ärevus ja depressioon ja kõik see ajuudusus ja uneprobleemid ja kõik need sellised nii tavapärased sümptomid, mis tänapäeva eriti sellistel ambitsioonikamatel inimestel on ju, kes tahavad jõuda elus kuhugi, tahavad teha, tahavad askeldada, tahavad nagu mingit asju ellu viia, mingeid unistusi täita. Et kui need nii levinud sümptomid, mis hoiavad neid ägedaid full power inimesi tagasi, et kui need sümptomid saavad nii tugevalt leevendatud või isegi lausa täiesti lahendatud lihtsalt magneesiumiga ja ütleme, mitte lihtsalt magneesiumiga, vaid et kui magneesiumisel on tõesti nii suur nagu vägi sellel taga, et mõtle, kui palju head maailma sünnib, kui inimesed hakkavad päriselt oma magneesiumi taset kehas nagu normi piiresse saama. See on hästi huvitav jah, nagu ma enne mainisin ka, vaata, kui sa saad ärevuse ja hirmud maha, lihtsalt näed klientide tagasitead, kus inimesed lendavad, keegi julged firmat teha või keegi julged mingeid asjaga alustada või on mingi kolimise teemad või nii edasi, et ma mõtlengi, hirmud hoiavad kõige rohkem tagasi ja olles ise ärivaldkonnas üle 20 aasta, siis esimene asi, mis me näeme, et kas sul energiat on. Ja me jõuame jälle selle energia tootmiseni tagasi, et sa võid kõike teha ja tahta teha, aga kui sa päeva lõpuks hoiad ennast kohviga kogu aeg üleval, siis see ei ole väga jätkusuutlik ja me teame, et kohvi viib jälle väga palju magneesiumit nende välja. Et see eluenergia teema, ma arvan, on nagu number 1 ja mis on hästi huvitav, mida me näeme klientide puhul, on see õnnehormooni serotoniini tootmine. Toimub küll soolestikus ja bakteritega, aga kui sul ei ole piisavat kogust magneesiumi, siis serotoniini keha ei saa toota. Ja siis kui veel mõeldagi, et irooniliselt on ju need asjad kõik omavahel nii seotud, on ju, et kui ma olen väsinud, ma olen loid, ma olen tuim, siis ma võtangi selle kohvi, et saada mingitki energiat, küll illusoorset, aga siiski on ju tundub, et ma saan energiat, kuigi lihtsalt ju on ju tõestatud, et kohv ei anna energiat, vaid lihtsalt blokeerib väsimuse retseptorid ära, on ju. Ja siis ongi, et justkui tundub, et okei, näed, ma sain veidi rohkem energiat, ja siis samal ajal tegelikult selle kohviga ma süvendan seda energiapuuduse sümptomit või põhjust on ju nagu toetades seda magneesiumi väljaminekut veelgi enam. Et magneesium on jah ülioluline, aga nagu me näeme, siis kõik asjad töötavad sünergias. Et see magneesium suudab juba 68+ seisundit ise need ära lahendada, aga mida me näeme on ikkagi teiste toodetega koos. Ja sest ka mineraale tegelikult on ju rohkem, on ju. Räägi natuke teistest mineraalidest, mis rolli nemad mängivad ja kui palju neid peaks võtma? Tegelikult ütleme igal pool, kui me räägime nii-öelda neerupealsete toetamist asjadest, siis need mineraalaineid on rohkem vaja kui siin võib-olla 10 tükki või 12 tükki. Et see on ka põhjus, miks alati on soovituslikult ka panna iga päev joogivette natukene Himalaja soola
et sa saaksid nii-öelda rohkem mineraalaineid. Ja doktor Caroline Deanil on hästi huvitav toode, on mineraalite kompleks Remite. Ja meil on see kilpnäärme nii-öelda raamat olemas ja see on puhtalt tegelikult kilpnäärme raamat. Ja see toode on välja töötatud selle jaoks, et sul kilpnääre korralikult töötaks ja aktiviseeruks. Ja kuna kilpnäärme on nii-öelda hormoonide kuninganna, siis see on hästi oluline. Ja mida me täna näeme siis? Meie 3 komplektiga, me oleme nüüd teinud mingi ilukomplekti ka, mis on nagu täiuslikum, aga täistoidust C-vitamiin, Remag, ehk siis see vedel magneesium ja Remite siis vedel mineraalite kompleks. Ja sellega saad juba täielikult ärevuse ära, B-vitamiin võiks toetuseks olla, et sink ja nii edasi, aga juba sellest miinimumkomplektist, ja kui me vaatame täna näiteks naiste poole pealt, ilumaailma me ei plaaninudki minna, aga siis, kui sul nagu kirjutab üks sõbranna, siis üks klient, siis hakkab järgmine, 3., 4., 5. ütlevad, et kõik täpselt samamoodi. 1-2 juuste välja langemine täielikult peatunud. Juuste välja langemine väga palju on stress ja hormoonitasakaaluhäired ja siis kõik, ja siis me algul nagu vaatasimegi, et oi, kui tore on ja aga me ei pannud sinna tähelepanu. Aga siis, kui inimesed hakkasid tagasi andma, et oi, juuksur ütles, et mul on massiliselt uusi juuksenääpsusid, neid udukarvasid, mida pole kunagi olnud. Me jõudsime Juusteakadeemiasse ka selle nii-öelda teemaga ja kui sul on nagu 100 kliendid räägivad nagu ühte seda sama juttu ja meil läks see põnevaks siis, kui juuksurid hakkasid ühendust võtma, küsime, kuulge, mis toimub. Et kasutame siin väga kalliid ampulle, vaata, ja me ei saa siukseid tulemusi. Aga kui me vaatame nii-öelda selle nii-öelda juuste poole peale, siis puhtad mineraalained ju tegelikult. Aga ma ütlengi, et need kõik asjad on nagu sünergias, et mineraalainete kompleks, magneesium juurde, et meie mineraalite kompleksis on ka magneesiumit, aga seda on siuke miinimumkogus. Aga jah, ütleme, ja see C-vitamiin, miks see on jälle see kombona hea, kui me räägime vaimsest tervisest, iga kord, kus on stressiseisund, keha kulutab jõhkralt C-vitamiini ja magneesiumi. Et kõik asjad käivad nagu käsikäes ja ma ei ole täna väga palju inimesi näinud, kellel kilpnäärme näidud oleks ideaalsed olnud. Mis need kilpnäärme mis on üle- või alatalitluse sümptomid on või kuidas inimene saab alatalitluse poole pealt, see alatalitlus on enam nii-öelda levinud, aga ongi kaaluprobleemid, sa ei saa kaalu alla, juuste välja langemine, siis on ka vaimne tervis, seal kõik asjad nii-öelda seotud. Ülealatalitlus on see, et lihtsalt kõik asjad töötavad nii palju kiiremini, et seal ei ole inimesel kaaluprobleemi, seal on pigem see hüperaktiivsus, kõik muud nii-öelda asjad. Aga meil on ka raamatus Hashimotod ja kõik muud nii-öelda teemad, et mis on kilpnäärmega sellised haruldasemad nii-öelda juhtumid. Aga vaatadki seda, et kui sul on hormoonid, mis on hormoonid tegelikult, on info levitamine ühest keha osast teise. Et kuidas keha annab nii-öelda signaali organitele, rakkudele, närvidele ja nii edasi. Aga siis kujutad ette, et kui sul on auto juhtmestik on nagu pooled läbi lõigatud, ei tööta sul vasak pool. Või juhtmed ei ole õigesti nagu, et paned vasaku suunatule sisse, aga ei lähe. Ei lähe, või hakkab parem tööle. Ja kui läheb parem, siis tead nagu mingit süsteemi sinna luua, aga kui iga kord läheb midagi uut, on ju, et siis täiesti kaos, on ju. Et täna me näen ikkagi väga paljudel on see, et toitumine on ülioluline, mida puhtam ja mahedam ideaalis enda kasvatatud, kui tänapäeva toidus ikkagi näha, et ei ole enam piisavalt toitaineid. Et kui ma tean, et kõik ütlevad seda, et toit on sinu ravim, siis ma siin pean küll doktor Caroline Deaniga ja juba varem sellega nõustuma, aga ennem kui me RNA brändini jõudsime, et toit ei saa enam olla sellisel viisil ravim, sest seal ei ole enam nii palju toitaineid, siis nagu olid 100 aastat tagasi. Ja mulle tundub, et siin on see nagu läinud, et toit ei ole enam mitte ravim, aga samal ajal seda peab ikkagi jälgima, et toit ei muutuks ka mürgiks. Et isegi kui see mahe ja võimalikult puhas tervislik toit enam nagu nii-öelda ei ravi meid, et siis seda peab ikkagi jälgima, et toit ka ei mürgitaks meid. Ma siin sellepärast mõtlengi, teen alati selle Taime Rammule reklaami, ehk siis Eesti orgaaniline maheväetis ja tead, kui sa mulla, mikrofloora ja toitainet taastad ja siis vaatad, kuidas taimed kasvavad 2,5 korda pikemaks, 2 korda kiiremini tulevad saak on 3 korda kuni 3 korda suurem annab toitluse. Mis on hästi huvitav on see, et kui muld on korras
ja taim on energeetiliselt tugev, mitte ühtegi kahjurit ei tule peale. Meil läheb nüüd vist kas 7. või 8. aasta enda kasvuhoones seda kasvatamine ja ma tean, et kõik ütlevad, ma viskan sõnnikud nii edasi, aga tead, kus ikkagi kasvatad nagu aastakümneid ühe sama mulla pealt, kuskilt peavad need toitained tagasi tulema. Ja neid katseid on väga palju maailmas olnud, et kui muld on toitained täis, siis taim on ka energeetiliselt tugev. Ja sama ju tegelikult kehtib inimese kohta ka, et kui meie ikkagi, kui me oleme endaga joondunud igas mõttes, nii emotsionaalselt, hingeliselt, vaimselt, spirituaalselt, aga ka füüsiliselt, siis igasugused välised faktorid ei saa meid nii väga sealt keskmest välja ajada, on nad siis viirused, bakterid või siis lihtsalt mingisugused elusündmused, mis meid võib-olla varem viskasid väga, väga emotsionaalsusesse või väga tugevalt rivist välja, aga kui meie kese on tugev, siis me oleme palju rohkem stabiilsed ise ka, on ju. Mis ennem välja tõid, mis on tegelikult hästi huvitav teema, on see ajuudu. Ja ma lihtsalt olles ise selles väga pikalt nähes ümberringi tuttavaid sõpru, siis nüüd ma saan täna aru, kuidas keskendumise võime lihtsalt hajub ära, sest et magneesium on kõige olulisem mineraalaine, et rakkude vahel elektriimpulsid jookseksid. Ja nii kui sealt tekib magneesiumi defitsiit, siis ongi siuke nagu ajuudu, et sa nagu mõtled, jalutad teise ruumi, mida ma tegema pidin, jalutad tagasi ja siis kui sa lähed nagu Riimägiga laadimise peale, kus sa võtad suuri koguseid ja siis vaatad nagu tekib hüperfookus ja sa saad teha nagu 12 tundi jutti, mida ma ei soovita, sest see tõmbab nagu vaimselt nii läbi, kuid lihtsalt see on nagu nii enda peal katsetatud ja klientide tagasiside, et tõesti, kui enne suutsid 2-3 tundi teha üliintensiivselt ja siis pärast suudad nagu 4, 5, 6, 7 tundi teha, et see ei ole muidugi tervislik, aga lihtsalt hea näide. Ja mul endal on tegelikult päris hea kogemuslugu ka seoses ka tegelikult Riimägiga, aga ka sellega just nimelt, et asjad peavad olema nagu kompleksselt. Ma mäletan, ma olin 1,5 aastat tagasi, olin olukorras, kus mu keha või mu närvisüsteem oli staatilises võitlepõgenes. Mul oli kogu minu nagu tavapärane olek oli ärevus. Mu närvisüsteem oli friisinud mu seisundis. Ja sealt tekkis ärevus. Minu kaal hakkas silmnähtavalt igapäevaselt tõusma. Isegi ma ütleks, et nagu, siuke tule hakkas nagu paiste minema. Lihtsalt nagu paisusin. Et otseselt nagu, et lihtsalt paisusin. Ilma silmnähtava põhjuseta ma ei olnud muutnud oma toitumist, ma tegin jätkuvalt, ma olen kogu aeg olnud nagu pigem sportlik ja nii-öelda jätkasin sellega, ehk siis, et ei olnud silmnähtanud põhjust või ideed, miks ma peaks juurde võtma. Mu uni läks hullult kehvaks, ma märkasin, kui mul on see auraring, siis ma oma äpist jälgisin, märkasin, et mu südamelöögid on pidevalt kõrged, nad ei läinud ka une ajal puhkerežiimi. Ma arvasin, et ma olen päevasel ajal, et ma teen pause, käin jalutamas, vahepeal istun, viskan diivanile pikali, et teen nagu pause, on ju. Ja siis minu see auraringi äpp näitas, et isegi nende pauside ajal minu psühholoogiline ärevus jäi endiselt kõrgeks, ehk siis, et ma võisin ju füüsiliselt selle 10 minutit seal diivani peal pikutada, aga minu närvisüsteem ei rahunenud maha sellega seoses. Ja siis oli see, et ma hakkasin võtma seda Riimägi, aga ma ei hakanud tegelema oma vaimse tervisega. Ja ma pean ütlema, et suurt muutust ma ei näinud. Ja kui siis paar kuud hiljem, umbes pool aastat hiljem, nüüd aasta tagasi suvel, enne suve, siis tegelikult ongi kevad ja enne suve, siis ma tegin nii, et ma hakkasin uuesti võtma Riimägi ja hakkasin reaalselt tegelema väga tugevalt enda vaimse tervisega, ongi stressoritega, ärevuse allikatega, hakkasin tegema igasugust, ongi neid nagu veelgi jõulisemalt, sest ma ju teadsin neid kõike, ma olen selles teemas olnud 20 aastat sees, on ju, et ma teadsin neid kõiki asju,
hakatagi väga nagu alates sellest, et ma lõikasin peaaegu kogu sotsiaalsuse ära lihtsalt selleks, et tuua seda rahu ja vaikust endale. Ma hakkasin praktiseerima ongi mitte millegi tegemist, olulisemalt aeglasemalt jalutamist, ma arvasin, ma käisin jalutamas, aga tuli välja, et ma käisin kõndimas hoopis. Ja jalutamine ja kõndimine toob välja, et on erinevad asjad. Üks on nagu sportlikum, teine on päriselt jalutamine. Ehk siis ma hakkasin tooma hästi teadlikult oma tempot alla ja tempo alla toomine hakkas mul võimaldama natukenegi seda, et mu närvisüsteem hakkas rahunema. Ja siis, kui ma paar kuud olin teinud niimoodi, et ma väga jõuliselt tegelesin või igapäevaselt oli mu põhifookus ainult oma vaimsel tervisel ja sinna juurde hakkasin siis võtma seda Riimäegi, vaata siis hakkasid tulema tulemused. Ja nüüd, kui ma olen aasta siis sellest alustamisest siis hiljem siis nüüd ma näen, et issand, et see erinevus on nii suur. Mäletan, kuidas ma siis aasta-poolteist tagasi ma jooksin juba täiesti lukku omadega, täiesti errorisse, kui ma pidin, ma ei tea, 3 inimesega korraga suhtlema või kui ma pidin mingit logistikat tegema näiteks, et ma ei tea, teeme siin podcasti, ma pidin lapse ära organiseerima, kes hoiab. Nii helistan ühele teisele, vaatan, kuidas saan, mis kell, kus ja kui seal oli juba 2 või 3 inimest juba seotud, mul jooksis täiesti errorisse. Või siis mingisugused e-mailidele vastamine oli lihtsalt nii tohutult keeruline, mitte minna, ehk siis, et seda aju udusust oli nii palju, ärevust oli nii palju, et nii väiksed asjad tekitasid nii palju ärevust ja seal sees olles ma ei saanud aru sellest. Seal sees olles ma arvasin, et et mul on vaja assistenti, kes minu meilidega tegeleks, sest et minu tähelepanu peab mujal olema. Ja siis ma võtsin assistendi, kes tegeles mu meilidega, maksin talle oma raha sealt ära kogu aeg ja siis lõin endale kulu läbi erinevate tegevuste, lõin endale kulus, ma ei suutnud asju ise teha, arvates, et ma pean muid asju tegema ja täna ma näen, et issand, et kui ma olen oma nagu füüsilise ja vaimse tervisega heas kohas, siis ma tegelikult saan neid asju kergusega teha ja ma saan nii oma erinevaid ressursse panustada hoopis muudesse kohtadesse. Ehk et tihtipeale on see, et inimesed ei saagi aru, et nad on aju udus või nad ei saagi aru, et nad magavad kehvasti või et see väsimuse või elujõu või eluenergia tase, mis neil on, et see võiks olla kõrgem või parem või et see uni ei ole nii hea, kui võiks olla või et kas tõesti see mälu või keskendumine või loovus saavad olla nii palju teistsugused. Ja minul endal on selle, aasta pooleteise taguse ajaga ja praegusega see võrdlus nagu fantastiline, 180 kraadi. See on väga hea, et sa selle ka välja tõid, aga vaata sul nüüd enda nende koolitustega ka, et see detofikatsioon on ka nii oluline ja see ei oma tähtsust, vaata, kas see on, siin on jälle need, detofikatsioon võib pidi olla, et maksa toetamine on ju, toksiinid välja, aga jälle see sama asi, nad ütlesid, et äpid kinni, vaata, kogu see melu, mis ümberringi jookseb. Ja see müra meie füüsilisel tasandil, ehk siis ongi tehagi sügavaid puhastusi aeg-ajalt, aga müra ka meie mõttetasandil, meie meeletasandil, meie hingetasandil, ehk siis seda müra taset, kas või see, kui palju asju meil kodus on, mis tekitavad müra, kui palju asju meil mõtetes on, kui palju tääbe meil arvutis lahti on, kui palju suhtlusi meil seal telefonis korraga nagu ongoing protsessis on, ehk et milline see digitaalne müra on, milline see, et siis see müra tase on hästi suur tavaliselt inimeste elus. Ja näed, sa ütlesid hästi huvitavalt välja, mina vaatan ka iga aasta, kuidas see tempo läheb ainult kiiremaks. Ma vaatasin hästi huvitav, meil oli kunagi mentor sõbra onu nii-öelda ja siis vaatadki nii huvitav, kuidas aeg on muutunud, et kui neid telefone, kui lauatelefon, netti midagi ei olnud ja siis küsid projektijuhi käest, kes on 40 aastat mööda Euroopat ringi lasknud, siis ta tõi nii ilusa näite, et need objektid, mis me ehitasime vanasti aastaga, siis oligi, Vova pani ka massiga, läks varustust tooma, 2 päeva ei olnud, telefoni ei olnud, sa ei saanud kuhugi helistada, tuli tagasi, et tänaseks need tempod on vist veel kiiremini läinud, aga lihtsalt hea näide, et mis oli 25 aastat tagasi tänapäeval, et ühe asja objekti tegid 12 kuud, täna teed sa 1,5 kuuga selle, ehk siis see peaaegu 10-kordne vahe. Ja kõige hullem on see, et üks on see, et see on nii-öelda paljud asjad valmivadki nii palju kiiremini, aga teine on see, et me kogeme inimestena nii-öelda survet väljapoolt vastata sellele kiirusele
ja siis samal ajal see sisemine surve olla pidevas konkurentsis, püsida konkurentsis, mis siis võimendab, ongi pidev võrdlemine, majandusärevus, töö kaotamise ärevus, ma ei tea, elus ebaõnnestumise ärevus, mis iganes erinevatel inimestel on ju, et see ja siis me mõtleme, miks me magada ei saa ja miks meie keha nii stressis on ju. Ja noh, ma vaatan ka täna see, et kus mina olin ka vanasti ülekulutamine. Osta. Uus iPhone tuleb välja, põmm, kohe vaatad noored juba vana minema uus asemele, aga see on ju puhas tarbimine ja väga palju asju tegelikult, kui sa hakkad nagu listi panema, mida mul tegelikult vaja on. Sa vaatad, et see on nagu meeletu kogus asju kokku ostetud, mida me tegelikult võib-olla kasutame 2-3 korda ainult. Ja see, et naabrist parem olla kogu aeg on eestlastele nii sisse läinud, et naaber ostis uue auto, selge, mul peab ka varsti uus auto olema ja nii edasi, et aga noh, eks ongi see kõik tekitab stressi jälle ja see kõik võjutab seda nii-öelda füüsilist ja vaimset nii-öelda tervist. Jah, ja noh, ütleme, et see ongi, et läheneda nagu holistiliselt sellele nagu tervikuna, et näiteks sa mainisid ka, et see keha puhastus ja kõik see ma kunagi ka, aga kui suures oligi ja see võis olla üks sümptomitest, miks mul tegelikult läks hullemaks, oligi, kui ma olin seal, ma nimetan seda õhupalliperiood, et kui ma olin siuke nagu paisunud enda meelest, paljud isegi võib-olla ei pannud tähele, aga ma ise teadsin, milline ma võin olla, milline ma olin tol hetkel. Ja siis ma mõtlesin, et peaks ikkagi tegema mingisugust puhastust, on ju, ikka räägitakse ja kõik see. Ja siis ma hakkasin tegema, lihtsalt mingit kapsleid sööma. Ja that's about it, sest ega ma rohkem ju ei teadnud, mida teha on vaja. Ja siis nüüd, kui ma tegin korralikult ühe Kanada funktsionaalmeditsiini praktiku ja holistilise toitumisnõustaja juhendamisel seda parasiidikuuri endale, siis ma sain ka aru, et et üks on see, et ma lähen nende parasiitide kallale, aga ma pean toetama ka esiteks väljutamist ja teiseks eriti maksa. Ja siis, kui ma nüüd need asjad korralikult endal tegin ära, siis see on jälle teine koht, kus ma saan aru, et nüüd need asjad, mis sul siin laua peal on, imenduvad ka oluliselt paremini, on ju. Et see ongi, ma ütlen, et kõik asjad on nii-öelda, ei ole sükest imevitsa, et võtad nüüd ainult magneesiumid ja kõik probleemid on läinud, et ma ütlen ka, et sa ei saa muidugi sügavas depressioonis inimesele seda öelda ja teha, aga kui sa vaatad nagu, kui sa võtad inimese ja panete 10 kilomeetrit iga päev jooksma, ma ütlen sulle 100% 6 aja pärast pole mitte kellelgi mingit depressiooni ja mis seal taga on hästi huvitav, tegelikult see on nüüd viimaste aastate nii-öelda avastus, et seda 10 aastat tagasi keegi ei teadnud, aga mida nad avastasid oli see, et kui inimene füüsiliselt liigutab, siis keha toodab hope-molekule ehk siis lootusmolekule. Aga see toimib ainult siis, kui sa teed kehale füüsilist trenni. Õnnehormoonid ka teatud aktiveeruvad füüsilise aktiivsusega. Aga just see lootuse molekul teed ära vaata, siis sa näed seda pilti poole paremini nii-öelda. Et ongi toitumine, vaimne, füüsiline, kõik on omavahel seotud. Ja mulle tundubki, et kui inimene on nagu augus või kui igal juhul, kui ta on kuskil, kus ta tahaks olla paremas kohas, on ju, et siis et mulle tundub, et see Remage erinevad RNA tooted annavad seda ressurssi, et hakata üldse neid muudatusi tegema. Et mida ma näen ka täna, just vaatasin ka Dr. Kanada uue podcasti just läbi, just selle vaimse tervisega, kui selle poole pealt ütles ka, et see ongi see, et inimesed hakkavad tooteid tarbima, siis nad saavad väga hea nii-öelda kogemuse ja paljud jätavad siis kõik pooleli, aga vaata, need ei ole nagu ravimid, et sa lihtsalt võtad selle sümptomi nii-öelda maha, vaid sa peadki iga päev tegelikult andma kehale nii-öelda juurde. See ongi see põhjus, ma alati inimesed ütlen, et kui vähegi enda aias midagi kasvab, see peaks olema number 1 valik. Kui saad veel maheväetis ka nii-öelda juurde, aga siinkohal ka näiteks see vaimse tervise teemal, et olles nii palju nii-öelda klientidega töötanud, ongi see, et väga paljudel juhtudel, kui sa oled sügav, sul on abi tegelikult vaja. Sa ei ole selles kohas, et hakata aru saama, et kuidas isegi toidulisandeid võtma, sest et kui sul on ärevus, ma näen klientide puhul, nad võiks iga 10 minuti tagant helistada, küsida uuesti üle, kuigi sa oled võib-olla puust punaseks teinud, et siin on ka nagu alati hea, kui sul on mingi tugi ja ma arvan, et inimeste puhul kõige olulisem on teiste inimestega suhtlemine. Aga kui sa muutud nagu energiapuudus, sealt tekib apaatsus, ja mis see apaatne tähendab, see on tavaliselt enne läbipõlemist ja annab juba nii-öelda märke, et siis ongi see, et sa ei taha kellegi suhelda, keegi helistab, siis jumala eest paned telefoni häälete peale, keegi koputab ukse peale, siis tõmbad jumala eest, et ta nüüd ei näeks, kuuleks, et ma olen siin kodus või midagi. Ma just nägin Instagramis üks päev sükst lauset, et
et isolatsioonis me ei tervene, et me terveneme alati ühenduses. No vaata, see on ju nii palju neid, mitte palju tehtud, aga neid on korduvalt uuringuid tehtud, et kui vastsündinule pannakse lihtsalt sinna inkubaatorisse ja ema kontakti ei ole, on ju, siis õnneks tänapäeval on need uuringud nüüdseks juba keelatud, aga... aga see tulemus oli sama, ehk siis kui sa võtad inimese kontakti ära, siis beebi sureb lihtsalt ära. Et see on nagu, see oli siuke päris korralik raputamise efekt. Ja, et see füüsiline lähedus ja ka ongi need kas või lihtsalt nii-öelda, ongi teise inimese lähedus on ju, et isegi kui ta ei pea olema... Aga noh, mis Eesti mehel vaata, et kannatame ära ja mehed ei nuta ja siis ongi see, et selle teadmise põhjal mehed kasvavad üles ja ongi plokis ja proovi teda siis pärast lahti muukida, sest tal on 25-35 aastane programm sees, mis ütlebki, et jah, mis tähendab seda, et need mehed, keda ma otsin, on omadega nässus, aga need, keda me kasvatame või keda me kodus kasvatame, need loodetavasti on natuke paremas seisus, on ju. No aga see teadlikkus on ka tõusnud, sest ma ütlen ka nagu, noh, mul ema ka kogu aeg seal mingi aja tagatel, oleks pidanud nii tegema. Jah, ma saan sellest kõigest aru, et ära tümita ennast, sest et neid teadmisi ei olnud isegi 7-10 aastat tagasi, mis täna on. Ja just eriti, mis puudutab laste puhul, et seda infot tuleb ju kogu aeg uut peale, et noh, vanasti oligi see, et anname rihma ja küll siis asjad korda saavad. Täna me teame, et isegi karjumine võib tekitada tohutuid traumasid. Kuule, aga räägi mulle veel nendest erinevatest toodetest. Meil on siin laua peal ju, palju meil siin on 7 erinevat purki ja 3 raamatut. Mis sa siin kaasa võtsid ja kas tõesti on niimoodi, et nüüd selleks, et olla terve, stressist vaba ja ajuudust puhas, ma peaksin nüüd elu lõpuni kõik neid 7 iga päev tarbima? Ei, kindlasti mitte. No väga hea, see nüüd, et muidugi oleks väga müügivärk. Ma hakkaks võib-olla sellest magneesiumi raamatust pihta, et ma arvan, et see on nagu siukene A ja O inimestel tegelikult läbi lugeda. Ja meil on tegelikult e-raamatud kõik tasuta. Et siin toob nii-öelda välja, kuidas see magneesiumi puudus tekib, 68+ seisundit, kuidas magneesium seal rolli mängib ja nii edasi. Ja noh, ma ütlengi, et see tegelikult kogu raamat on tehtud intravenoosne ehk siis veeni sisendava nii-öelda magneesiumi peale. Siin üle 660 uuringu referentsi ja Riimäeg tegelikult võrdubki intravenoosne. Me ennem rääkisime sellest imendumisest. Intravenoosne magneesium ja päris palju kohti on täna neid, kus saab seda tegelikult teha. Ja vaatan siin tippsportlased, osad käivadki, iga nädal käivad, lasevad endale magneesiumi otse sisse. Ehk siis see raamat on tegelikult Riimäegi raamat, sest et Riimäeg imendub 99,98%. Vaat hea, et sa korraks tõid selle ka siia sisse. Paljud ütlevad meile, et et ma võtan küll magneesiumi, et ma teen neid jalavanne või et mul on mingi magneesiumi, ma ei tea, mingi sprei, mida ma endale peale pihustan, asjad, kas ikkagi see nii-öelda vedelal kujul on see, mida peaks tarbima? No ütleme niimoodi, et stabiliseeritud joone sa ei saa teha tahke nii-öelda lahendusega. Ja doktor Käralandiin soovitab ka neid jalavanne, aga lihtsalt küsimus ongi see, et vaata, mitu korda küsitud, et mis sa nendest magneesiumi roll-onidest nagu arvad. No kodus ka endal neid väga palju on. Siis küsin vastu, et kas sa oled kunagi nendega saanud krambid nagu 1 minutiga ära? Siis vastus on alati ei. Et Riimäegi osas sa võid ka nagu kanda seda ka nii-öelda valutavatel pinges kohtadesse ja siis 95% ta võtab valu 1 minutiga ära. Et meil on ka Riimäeg Lotion, mis on spetsiaalselt selle jaoks nii-öelda välja töötud ja nüüd massöörid on selle avastanud. Ehk siis kujutad ette, see tuleb inimene, nüüd sul on toode, mis on siuke kreemias, rasvane, kõik kuivand nahad teeb üli pehmeks, aga seal on ka Riimäeg sees. Ja kui see võtab nagu esimese korraga kõik pinged ja siuksed närvivalud ja asjad ära, kujutad ette, mis see tagaside klientidelt need on. Et meil neid raamatuid tegelikult tuleb veel ja veel, aga mis on väga populaarseks muutunud on see teine raamat on siis kõik, mida peab teadma naise tervisest. Ehk siis see on ka nagu sünnist surmani nii-öelda enamus teemad välja. Meil kindlasti tuleb ka meeste tervise raamat mingi hetk, ma ei tea, kas see aasta või järgmine aasta. Et need kõik tõlkimised ja keeletoimetamised võtavad lihtsalt nii palju nii-öelda aega. Ja siis on ka Kilpnäärme raamat, mis on siis puhtalt see mineraalnäite kompleksi nii-öelda raamat. Et aga kui sa raamatud ka läbi loed, siis sa näed ka igal pool, et asjad töötavad nii-öelda sünergias. Aga mis meil siin komplektil väljas on, see ma arvan, et üks kõige täiuslikumaid komplekte, aga see ongi siis vaimse tervise ajutöö toetamise nii-öelda komplekt. Et
Omega-3 on siis vetikatest tehtud, siin on kalad üldse vahelt välja jäetud, sest kalad saavad oma omega vetikate söömisest tegelikult. Suuremad kalad söövad siis väiksemaid ja niimoodi see protsess edasi läheb. Aga ta algab vetikatest. Ta algab vetikatest ja siin on ka A ja E nii-öelda vitamiin. Ja selle eelis on see, et ma ei tea, kui suur tõde seal taga on, öeldakse, et need meres saadud kalad on raske metalle täis, ma pigem ütleks võib-olla need Norra kasvatatud lõhed, et ma nüüd merekaladest nii palju ei oska nagu öelda, et ja E-vitamiin jälle toetavad aju nii-öelda tööd, nii et omega-3 on ülioluline ja enamus inimesi ei saa seda piisavalt, et kui see ikkagi iga 2-3 korda nädalas kala ei söö, siis sul ikkagi jääb seda nii-öelda puudu ja aju töö jaoks on hästi oluline, et omega-3 on siis rakumembraan oleks korras, et toitainet saaks korralikult sisse nii-öelda imenduda. Minu üks lemmiktooteid on see Realign. Vaata, me rääkisime siin detofikatsioonist ja sellelt meil tuleb ka eraldi raamat nüüd lähikuudel. Aga doktor Caroline Dean on selle kokku pannud, see on üliharuldane on see, et see on täistoidust vitamiinid, sest tavaliselt on alati mingid pooled on sünteetikaga ja nii edasi, sest need odavam toota ja need on metüleeritud vormis, mis on nagu ülihea kehal imenduda. Aga need on üks kõige jõhkramaid loodusliku detofikatsiooni tooteid, mida mina teen. Ehk siis, et kui neid võtta, siis see toetab keha puhastusprotsessi? Jah, see ei ole ainult keha, vaid siin on närvisüsteem, ärevuse toetus, depressiooni toetus, kõik asjad nii-öelda koos. Ja Realign on enamus nii-öelda terviseprotokollides sisse pandud. Et ma väga ootan, kuni see raamat valmis saab, seal on väga palju, me peame natuke ümber tegema, seal on väga palju keerulisi nimesid, et tavainimene ka nii-öelda aru saaks, aga seal on puust ja punaseks kogu toode lahti kirjutatud, kuidas mingi vitamiin, kuidas nii-öelda toetab ja nii edasi. Ja meil on täna, ma ei oska nüüd numbriliselt enam öelda, aga meil on väga paljud inimesed olnud tagasi, et kes ei ole mitte ühtegi teist toodet võtnud, lihtsalt Realigne'i, psoriaasid asjad kõik tagasi tõmmanud, nagu, sest ta aitab detofikatsiooni ja selle maksa nii-öelda toetuseks. Riimäeg on siis meie see põhihitt, see on nii-öelda magneesiumiraamat ja see on nüüd ainukene toode siis maailmas peale selle intravenoosne magneesiumiga, kus sa saad minna suurte koguste laadimise peale. Ehk siis tavamagneesiumil on see, et me juba täna rääkisime selle läbi, kui vähe tegelikult sealt järgi jääb seda magneesiumit, mis nii-öelda keha toetaks ja väga paljudel magneesiumi lisanditel on need lisaained, mis annavad selle põhi nii-öelda toetuse, et need aminohapped ja nii edasi, et mis toetab lihase, südametööd lihast ja nii edasi. Ja ma tean, et väga paljud ütlevad ka, et on üksikuid uuringud, mis läheb läbi ajubarjääri, Riimäeg läheb täpselt samamoodi. Et siuke nagu, ma mõtlen, iga asi nii-öelda toetab ja nad hakkavad sünergias nii-öelda tööle. Aga kui kaua nüüd seda, et kui, sest see laadimise idee tundub väga ahvatlev, aga ma tean, et peab rahulikult sinna minema, et mitte nii, et ma nüüd päev üks aga tavai, ma hakkan kohe seda laadima. Siis on kohe kõht lahti, et selles ütles. Aga ütleme niimoodi. Kaua seda tava koguseid võiks võtta enne, kui seda siis oluliselt suurendada? Iga kord tuleb ka kasutamisjuhend põhjalik kaasa ja seal on 2 poolt. Üks on siis terved ja sportlased, teine pool on siis inimesed, kellel on palju terviseteemasid ja ärevus, et nemad peavad siis teistmoodi seda esimest faasi, harjumisfaasi teistmoodi tegema. Aga kui see harjumisfaas on nii-öelda läbi, siis see laadimine on enam-vähem kõigil sama. Aga see võib võtta aega, niimoodi ma vaatan treeneritega ja tippsportlastega on see aeg lühem, ehk siis seal 3-4-5 kuust. Aga kui sul on näiteks diabeet või sul on kõrgvererõhutõbi või südame, kuidas öelda, kodade virvendus, et siis me võime isegi rääkida 1 kuni 2. Aga ikkagi, et isegi kui on terved inimesed, siis ikkagi peaks see esimene etapp on alles ikkagi seal ütleme, ikkagi me räägime kuude pikkusest enne, kui me lähme laadimisse. Ei, tegelikult see on ikkagi lühem, et ütleme niimoodi, et kellel on palju terviseprobleeme ja ärevus, nendel võib võtta see 2-3 nädalat aega, võib isegi 6 aega, enne kui ta laadimiseni jõuab. Aga ütleme, tavainimestel ma ikkagi näen 2 nädalaga jõuavad laadimiseni. Et 2 nädalat võtad seda nii-öelda rahulikku, lubad keha larjuda ja siis tõstad seda doosi niimoodi, et ta päriselt hakkaks laadima. Ja kaua seda laadimist siis teha? Laadimist on jälle inimestelt 4 kuust kuni 2 aastani võib minna. Ja see tähendab seda, et sa võtad siis laadimise ajal keskmiselt 1 gramm
100% imendavat magneesiumi. No palju see 1 gramm selles pudelis on? Ma saan aru, et sa loed seda korkidega, on ju? Korgitäitega. Jah, no ütleme korgitäis on 5 milli, mis on 300 milligrammi, aga laadimine tavaliselt on 3-4 korki ja suur pudel, siis meil on täna siin 240 milligrammi, suures pudelis on 28,8 grammi. Ehk siis suur pudel 1 kuuga. Aga see heaolu tunne, mis sealt tekib. Jah, on üksikud inimesi, kes ei saa üle 3-4 milli minna, sest nende keha lihtsalt rohkem ei võta korraga vastu ja nemad näevad ka neid suuremaid muutusi, aga neil lihtsalt võtab natuke rohkem aega. Nii et, ja mida me näeme hästi huvitav on see, et kui inimesed on laadimise läbi saanud, siis hoidmine on enamusel 500-700 milligrammi päevas. Aga mis ütleb riigi poolt soovitus, et päevane maksimum kogus, mida kehal on vaja, on 350-420. Aga miks see riigi poolt siis nii madal on? Väga hea küsimus, et me isegi ei tea, millal need seadused ja regulatsioonid on paika pandud, aga lihtsalt me täna pole ka olnud ju kunagi sükest võrdlemise efekti ja mõõtmist. Nagu me rääkisime enne sellest puhtast magneesiumist, soolestiku eripärast, protsendi imendumisest, siis iooniline murdosa sekund. Aga me lihtsalt, kuna meil on täna toode, mis imendub põhimõtteliselt 100%, selle järgi on väga lihtne arvutusi teha. Ja enne kui me lähme siin edasi nende järgmise toodetega, korraks küsin, kas saab ka ikkagi päriselt üle tarbida ja kas me saame endale kuidagi kahju teha selle magneesiumiga? Ma tean, et on tehtud artikleid magneesiumi üle tarbimise kohta. Kui sa võtad nagu 100% puhast magneesiumi ja see on huvitav, selle tabeli peal on ka magneesiumkloriid, mis on ka meil magneesiumkloriid. Ainult, et kui tavaline magneesiumkloriidise puhtuse või selle elementaalmagneesiumil on keskmiselt 20%, Riimägil algprodukt on juba 99,98% puhas. Wow. Et sealt tuleb ka see toote eripära ja mulle selles suhtes magneesium tohutult meeldib. Miks? Ta on üks kõige turvalisemaid mineraalaineid maailmas. Ehk siis, kui sa võtad üle, ta lööb sul alati kõhu lahti. Kõhu lahti, aga et midagi sükest ei ole, et ma võin endal täitsa midagi tuksi keerata. Tegelikult võib, aga kui me nüüd räägime tavalistest toidulisanditest, siis me peame alati vaatama, kuskilt tuleb see puhtuse magneesiumi osakaal, ütleme niimoodi, et magneesiumkloriid on 20%, siis tekib alati küsimus, mis see 80% seal on. Ja need on need lisatäite mahuained või siis mingisugused lisaained, mida kehal tegelikult üldiselt vaja ei ole. Ja kui sa siis lähed suurte koguste peale, tavaliselt tõmbab põhja kalt sult ära, aga nii palju, kui mina olen neid artikleid jälginud, siis ongi ikkagi need lisaained on seal või neid mahutäiteained on need, mis võivad tekitada. Ei pea tekitama, aga võivad tekitada. Aga kas on keegi, kes ei tohi? On seal mingid vastunäidustusi? Väga hea küsimus. On tegelikult 4 sükust valdkonda ja näiteks inimesed, kelle neerupuudulikkus. Öeldakse, et magneesiumi tohiks üldse tegelikult võtta, sest neerud ju filtreerivad. On ja. Ehk siis me paneme lihtsalt nii suure lisakoormuse siis neerudele. Kuid Riimägiga jälle teistmoodi. Ehk siis alustad üliaeglaselt kas ühest tilgast päevas ja töötad vaikselt niimoodi ülesse. Et samamoodi see madal vererõhk. Ehk siis, kui sa võtad korraga siin 2-3 milli või korgitäis, ilmselgelt, kui sa järgmine päev hommikul üles tõused, sul viskab pildi veel rohkem kotti. Ja meil on siin paari tippsportlasega, kellel madal vererõhk, sportlastel on see mega suur eelis, kui tal on madal vererõhk. Just see sooritumise võime ja kogu selle poole pealt, et mida aeglasem sul pulss on, seda paremini hapniku kogumine, kõik asjad käivad ja kui sul käib siis sa põletad ennast rutem läbi. Aga jälle, samamoodi, sa alustad väga väikestega kogustega ja sa saad tegelikult aega pigi minna üles töötada. Ja meil siin Eesti ühe tippsportlasega oligi, et just alguses mõttes ära, siis järgmine päev hakkas pea ringi käima ja pani pausile ja siis mõtlesin, alustame üks tilk päevas. Iga päev tõstad 1 tilga kaupa. Ja täna võtab väga suuri koguseid ja mitte mingit probleemi. Ja mina pean ka ikkagi, minu natuur on hästi tugevalt selline mustvalge, et kas kõik või mitte midagi või et ongi, et kui ma hakkan, siis ma tahan kohe full power peale minna. Ja kui mina hakkasin neid tarbima, siis mulle tundus, et ma vist ka ikkagi hakkasin kohe liiga suuri koguseid võtma. Pluss ma tegin ühe vea, ma panin selle singi siis teistega kokku, sest
siis kui sa ütled seda pearinglust ja kõike seda, siis see mul tekkis ka. Ja siis ma just mõtlesin, et huvitav, miks ma tunnen ennast nii nagu, et ongi, et miks see pearinglus on nii ebaloogiline sümptom, sest ma tegelikult tundsin ennast okeilt. Magneesium lõdvestab. Kuidas? Magneesium lõdvestab kõiki asju. Ja siis sealt tuli see, et okei. Sest nüüd, kui ma olen need kogused nagu õigemaks saanud või korrektsemaks saanud, siis nüüd enam ei ole seda, nii et see vist oli ikkagi selles, et ma läksin liiga suure hooga peale. See on igal pool on ju ka samamoodi nagu me ennem tõin välja, inimene on sügavas depressioonis, me ei saa teda 10 kilomeetrit jooksma saata. Küll, aga me saame tal paluda, et ta teeb esimesel päeval võib-olla 500 esimest sammu ja siis hakkad sealt üles. Nii et kõik kuulajad ja vaatajad siis olge targad ja õppige minu veast, et tasa ja targu on oluliselt parem kui kõht lahti ja pea ringleb. Ja teine soovitus ka, nagu me enda perel tegime esimest, kui sa oled juba nii kaua 10 aastat toidulisandega toimetanud ja esimene viga, ma ei lugenud etiketi läbi. Ehk siis ära joo lahjendamata lahus. Ja sa jõid lahjendamata täitsa. Ma panin niimoodi, et pere, nii poiss, naine, nii lusikas kätte, õunamaht kõrval on ja võta, joo. Ja sa tõrsid nagu 2 aastat võttis aega, enne kui poissi said uuesti tagasi jooma, sest et see... Usalduse tagasi. Ei, no isegi mitte usaldus, aga vaata, ta on nii tugeva soolamaitsega. Mineraalaineid ja siis sa paned seda sisse, paned mahla peale. Minul nagu vahet ei ole, aga poiss ütles, nii, kõik, tema ei taha. Nüüd ta on hakanud uuesti jooma ilusasti, et nii kaua võttis aega lihtsalt ümber harjutamine. Ja neid etikette tuleb lugeda igal juhul, sest ka mina ei lugenud nii korralikult ja samamoodi panin seda tsinki siis tühja kõhu peale mitu päeva järjest enne, kui ma aru sain, aga oksendatud ma hommikuti et meil nüüd lähevad tsingile juurde punased lehed ja kodulehele ka, et siin nagu nende toodetega on see, et sa võid kõik kokku panna peale tsingi. Ja võt, ma seda viimast asja ma panin kõik kokku ja mugav teen päevaks selle mingi suure kannutäie vett valmis, muudkui joon seda tsinkaas arvatud. Nad ei toimi ikka. Enamusel maolimaskest tsink ärritab seda ja siis tsinki peakski võtma peale suuremat söögikorda ja siis mingi väikse klaasi veega või paned seda C-vitamiini pulbrit või midagi maitse eemal. Sest mul on väga palju ka isiklikke tuttavad, kes saavad rahulikult seda juua, mitte mingit probleemi ei ole. Aga see 20-30% inimestest tavaliselt. Tsink üldiselt ärritab maolimaskest. Väga ärritab. Oma kogemused väga ärritab. Väga ilus seos oli seal kohe. Aga C-vitamiin, no vitamiin C-st ju ka väga palju räägitakse, poed on ju täis igasuguseid C-vitamiine, üks odavam kui teine, üks kommimaitselisem kui teine, on ju. Mis see siis nendel C-vitamiinidel nüüd erinevust on ja miks siis seda? Nii nagu see B-vitamiini kompleks, mis on haruldane, on see täistoidust. Mis see täistoidust tähendab, on see, et ongi võetud siis puuviljad, juurviljad ja külmtehnoloogiaga tõmmatud siis need toitaned välja. Ja mis mulle see C-vitamiin on tegelikult välja töötat, kui sa lähed vaata nende magneesiumite, vaata kui sa paned juba sinna kaaliumit, riimaiti, riimäägi, paned kõik asjad kokku, et liitri peale ta läheb väga tugevaks see maitse. Ja siis kui sa seda C-vitamiini paned sinna, siis see võtab selle, siis joos nagu sükest morssi. Ja tal on lisaks veel kaaliumi, mis on hästi huvitav, mis on üldse selle brändil hästi huvitav, meil D-vitamiinis on ka sees, on fermenteeritud odraseemne nii-öelda pulber. Ja see on üks väga hea süsivesik energiaallikas rakkudele energia tootmiseks. Et see on üks kõige paremaid nii-öelda. Ja ma ütlengi, kaaliumit on ka veel seal sees, kaalium on hästi oluline, et magneesium saaks imenduda ja ka vastupidi. Ehk siis kaalium on tegelikult magneesiumi parim sõber. Ja kui me vaatame keha hierarhias, me rääkisime, et magneesium vastutab 80% kõikide metaboolsete tegevuste eest, siis tegelikult kaalium on seal üleval pool. Kaalium on esimene, siis tuleb alles magneesium. Aga täna ka me näeme seda, et enamus inimesed ei saa piisavas koguses kaaliumi üldse toidustki kätte. Et need kogused on väga suured. Kas mis eraldi täitsa kaaliumit ei peaks võtma? Kaaliumi osal peaks, ütleme niimoodi, et siin ei ole nüüd mega suuri koguseid, seal on ühe kulbi peale vist 2000 milligrammi täistoidust C-vitamiini ja siis tuleb ka sealt mingi 470 milligrammi kaaliumit. Kaaliumi eraldi võtmiseks, ma arvan, enamustel on ikkagi kaaliumi puudus, kuid kaaliumi puhul on hea, et sa teed ikkagi ka veretesti ära. Et sa ei hakka seda niimoodi üle meeletult tarbimast, sest on omad probleemid nii-öelda. Mis mulle need stabiliseeritud joonidega toodete puhul meeldib, on see, et
neid ei ole võimalik väga üle tarbida, sest kuna nad on teinud selle eelseedimise kehal ära, ehk siis ta imiteerib juba valmis toitu, mis on rakule kättesaadav ja kuna ta on nii väikses mikro nii-öelda suuruses, siis keha suudab kõik ülejäänud, mis sul kehal vaja ei lähe, nii-öelda välja nii-öelda saata. Aga need Riimeg ja C-vitamiin, nüüd ma tean, et paljud ei taha seda kuulda, aga võtta, kui sul keha on stressis, siis ta kulutab meeletult C-vitamiini ja magneesiumi. Ja C-vitamiin ja magneesium on asjad, mida keha ei suuda ise toota, nii et sa pead kogu aeg juurde võtma. C-vitamiin on ka ülitõhus detofikatsiooni nii-öelda toode. Ta aitab väga palju raku seest sihukest prahti nii-öelda välja viia. Aga näiteks kollageeni, me räägime sellest kollageenist. Väga popp toode. Nüüd ma saan igalt poolt, ma tean kohe. Väga paljudel piisab ainult valgu söömisest. Ehk siis keha suudab valgu lagundada aminohapeteks ja kui tal on täistoidust piisavas kogus C-vitamiini ja magneesiumi, siis kollageeni süntees töötab. Ehk siis kui sa räägime keha enda tootmisest või sa võtad kollageeni lisaks, kui sul ei ole piisavas koguses täistoidust C-vitamiini ja magneesiumi, siis see on ühest otsast sisse teisest välja. Ehk siis doktor Carolin ütleb ka, et väga palju kollageeni ei ole üldse vaja juurde võtta, sest isegi need vadakupulbrid, kui sul on C-vitamiin ja magneesium kehas olemas, siis ta suudab sellest ise kollageeni toota. No seda nad tõenäoliselt ei taha kuulda tõesti. Sest et kollagen on ju samamoodi minu meelest siin viimastel aastatel ta on ülioluline. Ta on väga oluline ja ta on väga populaarseks muutunud ja samamoodi tegelikult küsimus tekib, et kuidas siis eristada päriselt kvaliteetset toodet lihtsalt heast turundusest on ju. Ja miks on C-vitamiin hästi oluline võtta kõik selle stressi, ärevuse, kõik selle poole pealt, aga näiteks mis on hästi huvitav on see, et C-vitamiin ja valge suhkur võistlevad rakus. Ehk siis see ei ole ainult see, et ma võtan hästi suuri koguseid C-vitamiine, ma pean ka vähendama süsivesiku kogust. Taaskord jälle ikkagi tervikuna lähenema. Tervikuna jah, et see nagu jah, ta toetab, aga kui sa ikkagi hommikust õhtuni paned seda kiirtoite on ju, komme, jäätist, šokolaadi kõike, kus on valge suhkur sees ja valget suhkrut on ka leivas igal pool, mis juustust leidnud ühe korra, et täitsa ulme, kuhu seda nii-öelda pannakse. Igale poole ja. Aga ma ütlengi, et kõik asjad töötavad nii-öelda sünergias, et see on siuke ideaalne komplekt, aga Riimeg, Riimait ja C-vitamiin on siuke minu jaoks põhine alustala. Okei. Siis Riimait ja mineraalite kompleks. See on nüüd Riimeg ja Riimait töötavad sünergias koos. Kui me räägime lekkivad sooled, äritunud sooled, siis taastab seda nii-öelda täielikult. Ja Riimeg ja Riimait koos võttes taastavad ka happerefluksi, millele täna mina ei teaks, et oleks ühtegi head lahendust. Ja kui ma lähen korra C-vitamiini juurde tagasi, siis mul oli histamiini talumatus. Ja vaata, doktor Carolin on nii huvitav, et nii kui sa midagi küsid, tal on tavaliselt mingi artikkel juba sellest teemalt 5 või 10 või 20 aastat vana juba kirjutatud. Ja histamiini talumatus põhiliselt on täistoidud C-vitamiini puudus. Ja öeldakse, et sinna ei ole lahendust. Ehk siis see ongi see, et sa pead ka C-vitamiini täistoidud, C-vitamiini suuremaid koguseid võtma. Et sellepärast mul endal meeldib ka 2 kulpi päevas võtta, see on 4000 milligrammi, aga kui me vaatame C-vitamiin tuleb hästi kiiresti kehast välja, et siuke 150-250 milligrammi suudab ta ühe korraga nii-öelda nagu vastu võtta. Nagu sul on tehtud valmis lahus, mida sa hommikust kuni õhtune magaminekuni jood, siis sa saad kogu aeg seda C-vitamiini nii-öelda peale. Ja enda kogemus C-vitamiini puhul on nii hea. Sain histamiini talumatust lahti, läksin nii-öelda rohkem karnivoori toitumise peale, panin selle C-vitamiini pulbri välja ja siis läks 2,5 kuud mööda, kus ma vaatasin, et me ei saa enam süüa neid toite, mis on histamiiniga, mida ma ennem sain. Ja siis hakkasin C-vitamiini kapsleid võtma ja siis läksin ikkagi lõpuks C-vitamiini pulbri peale tagasi. 2,5 nädalat läks mööda, täielikult kõik histamiini. Et ikkagi toimib. Toimib, aga jälle see täistoidust või siis sünteetiline. Ta hakkab raku biokeemiast täiesti teistmoodi nii-öelda toimima. Aga mineraalite kompleks on siis nii-öelda see kilpnäärme nii-öelda toetuseks ja ma ütlen, et sünergias ajutöö, soolestik, energiatoot, kõik asjad töötavad. Ja sest et seda ikkagi ju ka räägitakse palju, et ongi, et me oleme, et palju võetakse igast vitamiine, toidulisandeid ja ollakse ikkagi kes ei ole, kes on ju, aga et ikkagi, et kui võetakse, siis ikkagi D-vitamiini ja C-vitamiini ja mis meil siin ikkagi siin Eestis eriti pimedal ajal nagu soovitatakse, on ju, aga et tegelikult on inimesed väga suurest mineraalide puuduses.
ja noh, kuna magneesiumil head testi ei ole, siis ongi noh, mille järgi sa seda mõõdad. aga see D3, mina ütlen alati, kui sa võtad D-vitamiini, võta D3 ja võta koos K2-ga, muidu läheb pool lihtsalt nii-öelda raisku. ja mis on hästi huvitav, vaata, energia tootmisel kehal on see, et kui sul ei ole magneesiumi, siis lihtsalt energiat ei ole. Ja siis oledki siukse, muutub krooniline väsimus, apaatseks, nii edasi. Aga D-vitamiin on nii oluline, vist kõige olulisem hormoon üldse. Ja D-vitamiinil on see, et mida väga paljud ei tea, mina ka ei teadnud varem, ehk siis D-vitamiini sünteesiks ja siis omastavaks, kas siis võtad toidulisandina või päikesest, seal on 13 etappi, millest 8 nõuavad magneesiumi. Ja kuna see on nii oluline hormoon, siis vaata, kui energia tootmisel, kui ei ole magneesiumi, selge, vahet ei ole, kui vaba magneesiumi ei ole, keha ei suuda energiat toota. D-vitamiin on nagu risti vastupidi. Võtad suuri kogused, ta lihtsalt tõmbab sind magneesiumist tühjaks. Sest tal on seda vaja, et süntees töötaks. Ja ma olen täna hästi huvitavalt näinudki, kuidas inimesed lihtsalt magneesiumi lisamisega ja aastaid proovinud D-vitamiin näidud üles saada, 6 aega kõik ideaalis. Nojah, sest et kui seda või seda magneesiumit ei ole, siis ongi siis D-vitamiini saagi imenduda. Ja mis oli hästi huvitav, noh ta ikkagi varastab, vaata kui energia tootmisel, noh pole, siis ei ole, aga see lihtsalt läheb, võtab kuskilt, kui tal on võtta. Ja mis seal minu jaoks ta ehmatas kunagi ära, oli see, et meil oli üks klient, kes sai siis, kas oli üle 20 magneesiumi puuduse sümptomi sai 4-6 kuuga ära täielikult. Ja siis korra helistab ja šokis, et kõik need magneesiumi puuduse sümptomid tagasi tulnud. Ja kuna ma selle kliendiga ise väga tihedalt tegin koostööd, siis mul nagu esimene ehmatus oli suur. Võtsin tootjaga ühendust, nendel esimene küsimus, et palju ta D-vitamiini võtab päevas, nagu, mis mõttes. Ja siis sai nagu targemaks, et suured kogused tõmbavad kiiresti sind magneesiumist tühjaks. Ja siis küsisingi kliendi käest, ja meil on täna vist 6 või 7 juhtumit, mul täna juba tean esimene kord, kui inimene on saanud magneesiumi puuduse sümptomid ära, ja siis järsku tulevad need mingi nädala-2 tagasi, ja siis mu esimene küsimus on, palju ta D-vitamiini võtab. Iga kord on see 10-30 000 on see vahe olnud. Et tänaseks ma ütlengi, et päevas 2000-4000 IU-d ja iga kord võtta riimägi juurde, et see imendumine nii-öelda süntees toimiks korralikult. Ja sest muidu on ju nii-öelda saba kinni nukk lahti situatsioon on ju. Et, aga ma ütlengi, paljud seda ei tea, et võtta alati koos magneesiumiga D-vitamiini ja teine siis see, et D-vitamiin lihtsalt võtab sind magneesiumi. Sest võtta kehas on hästi huvitav, 70% umbes magneesiumist on luudes ja hammastes. Nüüd hakkame aru saama, kust meil osteoporoosid, hambahädad nii-öelda tulevad, siis sealt edasi on juba nii-öelda lihased ja kõige suurem lihas on süda, kus on tegelikult magneesiumid ja siis tuleb alles veri, kus on 1%. Ja veri alati kompenseerib. Sellepärast need odavad magneesiumi testid tegelikult ei näita mitte midagi, sest kui seal on juba midagi paigast ära, no siis sa oled ikka väga suures magneesiumi puuduses. Ja siis ikkagi võtabki ju igapäevaselt kuude pikkuselt aega enne kui sellest, kui jõuda mingisugusesse siuksesse stabiilsesse küllusesse on ju. Ja mul üks hästi huvitav toode seal lõpus on Pico Zink Plus, ehk siis see on tsink koos vasega. Vaat see on see kurja juur. Ta ei ole kurja juur, et see on nii oluline tegelikult. See on see just see nii-öelda mitte kurja juur, aga see siuke erikohtlemist. Erikohtlemist, jah, mis eraldi nurka jätta nii-öelda. Aga näiteks väga palju vaata on see ferritiini ja raua nii-öelda puudus. Ja meil väga palju räägitaksegi seda, et kuidas rauda võtta, et see tõstab rauataset. Ja me kunagi küsisime doktor Caroline-Tiinilt, et aga miks sa stabiliseeritud joonidega rauda ei tooda? See on ju meeletu turg. Ütles, et me ei hakka mitte kunagi tootma, miks? Ütles, et sa Ivar pead aru saama, kuidas raku biokeemia töötab. Selleks, et tõsta rauataset, on sul vaja vaske. Aga vaske üksinda kunagi ei tohiks võtta, see peaks olema tsingiga koos ja vastupidi. Ja ideaalne suhe on 10-1, ehk siis tsinki on 10 ühikut ja vaske 1. Ja meil on tänaseks nii palju verepilte juba, kus me näeme 2-3-4 nädalaga, mõned on saanud lihtsalt puhtalt magneesiumiga, aga Pico tsinki võtmisel ja kui me vaatame siin ilumaailma, see ei ole ainult vaimse tervise ideaalne komplekt, vaid see on ka ilumaailma nii-öelda küüned, juuksed, nahk ja nii edasi. Aga ma ütlengi, et sa ei saa mööda sellest liikumine,
vaimne tervis, toitumine, kõik see peab olema nii-öelda tasakaalus. Aga et seda tsinki, see tsink on siis koos vasega, on ju, ja seda siis peakski siis, nagu me siin juba mainisime, kindlasti pärast tugevamat sööki ja eraldiseisvalt. Et mitte siis tühjale kõhule ja mitte segama siis neid teiste toodetega kokku. Proovisin, tasub seda soovitust kuulda võtta. Eks me ka klientide tagasiside põhjal kogu aeg täiendame neid etikette asju, et inimesed saaksid loogilisemalt, lihtsamalt mingeid asju aru, et eks me nüüd panemegi punased sildid igal poole kaasa, et siis meil on toote peal küll kirjas, aga ju siis ei ole piisavalt suurelt. Pärast neid oksendamisi ka leidsin, et tõesti on aga mis on meil kliendid tagasiside, et me kogu aeg nagu hästi põnev on terapeutide ja klientidega suheldes, et kogu aeg kuuled mingeid huvitavaid trikke ja nippe, aga näiteks selle tsingiga, mingid küüneteemad, asjad, kuidas mingid soole probleemidel, mis on siis psoriaasid asjad nii palju aidanud, nädalatega inimestel ära kadunud. Ja siis osadel, kellel on punnid näos, siis nad teevad selle kas siis tsingiga eraldi või panevad tsingi ja riimägi kokku, kuna magneesium on kõige parem põletiku alandaja üldse. Ja see tuli mõnelt inimeselt, see info, kes ei tahtnud juua, nii nagu minagi, aga see mõtles, et läbi naha imendub ka, et mitte võib-olla küll nii hästi, ja siis tavaliselt on niimoodi, et 2-3 päevast kuni paari nädalane, et kui nad on nagu selle lahusega, kontsentraadiga nägu nii-öelda peale pesu puhastanud, punnid on kõik nii-öelda täiesti ära kadunud. Et ka väga hea aknaraviks. Jah, aga ma räägingi, et tsink ja vask on nagu kõik nahatervis, ilud, juuksed, küüned, asjad. Tsink on väga oluline vaimse tervisele, et see depressiooni ei langeks või kui sa oled seal sünnitusjärgsest depressioonis või tavalisest, et sa saad sealt ka kiirelt nii-öelda välja tulla. Aga ma ütlengi, et jälle ei ole imeasju, mis üksinda nii-öelda töötavad, vaid alati on ka need muud tegevused juurde, sest et kui sa ikkagi ei liiguta ennast, sööd kogu aeg hommikust töötada rämpstoitu, on ju, puhtad süsivesikuid asju, et siis sellest toetab, on ju, aga ta ei ole mingi imeasi. Jah, mulle hästi meeldiski see idee või see kuidagi aru saame, et tegelikult need tooted annavad seda ressurssi selleks, et siis ongi minna sinna trenni, hakata paremaid valikuid tegema, muuta oma, ma ei tea, elustiili selleks, et see siis toetaks tervikuna, on ju, aga seda muutusi on väga raske teha, kui sul ei ole energiat. Just. Ja kui sa oled kogu aeg ajuudus ja kogu aeg, see ajuudu on nii huvitav ja eriti võtta, kui see nagu, mul esimese lapse kõrvalt nagu poolteist esimest aastat hästi magamata. Ja mõtlesin, nagu oleks tol hetkel need tooted olemas olnud, et täna ma näen ka, et lastele saab ju kas rinnapiima sisse või siis nii-öelda toidu sisse. Kas neid võib juba täitsa vastsündinutele anda? No minul endal poiss oli 6-kuune, kui me maandasime kõhukinnisusega ja mul jooksis juhe nii kokku, sest et see oli nagu, minu teadmised olidki vähe vett, vähe kiudainet, kas on probiootikumi või seedensüümi juurde vaja, kõik läbi proovitud. Ja siis võtad lihtsalt riimägi, paned talle joogivee sisse 6 tilka hommikul, 6 tilka õhtul, 6 beebile ja siis vaatasid, kuidas unekvaliteet tõusis hüppeliselt, kui teinesid kõht hakkas korralikult läbi käima. Ehk siis väga paljude tervise nii-öelda probleemide taga on liigne kaltsium. Ja see on hästi huvitav, sest et kui me räägime siin vaimsest tervisest, ärevusest, kui sul on kehas liiga palju kaltsiumit, siis kaltsium tekitab rakus mingi potentsi midagi teha. Aga kui magneesium on ainukene, mis on neid kaltsiumioonkanaleid reguleerib palju sisse, palju välja, ja siis see ongi nagu see ööklubi teema, vaata, et sa võtad selle turvamehe eest ära, rahvas tuleb kogu aeg sisse, kuskil välja ei lähe. Aga see lõpuks nii-öelda ärevuse puhul lõpeb raku surmaga ja sealt väga paljudel ärevus. Aga kui me räägime kõhukinnisusest, siis liigne kaltsium tekitab veresoontel ja ka soolestikult kalifitseerumise. Ehk siis see elastsus ja paindlikkus ja liikumine nii-öelda kaob ära. Ja kui mina arvasin enamus kordadel ongi siis kas liiga vähe vett, liiga vähe kiudaineid või probiootikum seedensüümi juurde vaja, siis täna 89% inimestest on tegelikult see, et lehas on liiga palju kaltsiumit, magneesium on ainukene mineraalaine, mis suudab kaltsiumi vedelas olekus hoida ja siis see nii-öelda luppimine, mida öeldakse, või kalifitseerumine sealt tekibki. Aga kui sul soole peristaatika peab rahulikult niimoodi käima ja siis on ära kalifitseeritud, siis ta käib sul seal 10-20 korda aeglasemalt. Et siin ei olegi mõtet nagu võrrelda magneesiumoksiidiga, et sa võtad kõhu lahti, vaid see, et soole peristaatika nagu hästi töötaks. Ja kõrgvererõhu teemad täpselt samamoodi, liigne kaltsium lihtsalt kehas enamusel.
Et liiga palju kaltsiumi ja liiga vähe magneesiumi Jah. on ju. See suhe võiks olla ideaalis 1:1, aga täna me näeme, et see suhe on 10, 20, 30:1. Ja sealt ka väga palju. Kaltsium on ülioluline, sest kaltsium tõmbab lihased kokku ja magneesium lõdvestab. Aga kui need suhted lähevad väga suurelt paigast ära, siis väga palju terviseprobleeme. Aga kust me seda kaltsiumit siis nii palju saame, et see nii käest ära No, läheb? vaatasime täna ühe toitumisterapeutiga siin, panete nädalasid tulid uued reeglid nii-öelda toitumiselt, siis kui kunagi vanasti oli veel magneesiumit kuskil mainitud, siis igal pool on kaltsium. Ja kui sa vaatad poes ka, kui palju on kaltsiumit igal pool lisaks veel pandud. Ja meil on ka olemas stabiliseeritud joonidega kaltsium. Ainuke vahe on see, et tavaline kaltsium ladestub, kui teil ei ole piisavalt kogus magneesiumit. Yeah. Ja see stabiliseeritud joonide kaltsium ei ladestu mitte kuskile. Okei, ta ei tee seda lupjumist. Ta ei tekita seda lupjumist. Nii et kaltsiumit läheb ülivähe, sest ma arvan, et kliendigrupp võib-olla veganlusega tegelevad, et nendel oleks võib-olla sinnapoole vaja vaadata, aga üldiselt tavainimese toitumis, kui mingid piimatooted või asjad on sees, üldiselt sul on kõik kaetud. Okei. Nii huvitav. Nii huvitav ja, sest et ja mulle meeldib see, et sa oled siin mul saates rääkimas nendest asjadest nii nagu konkreetselt nagu lahti seletamas neid. Ja teine, mis mulle meeldib, on see, et mul on isiklik kogemus nendega, on ju. Sellepärast, et sest muidu võib tunduda seda, et ongi, et nüüd on, sa oled nii-öelda, oled need asjad nendele nii selgeks teinud ja nii-öelda, et mis ma tahan öelda on see, et mulle meeldib, et sa oled mul siin saates ja need asjad nagu lahti seletad, sest et see annab selle tunde või selle kindluse, et see magneesium ei ole lihtsalt üks uus moetoode jälle, mida, ma ei tea, turundatakse hästi, millest lihtsalt räägitakse, et see on oluline, vaid et mida ta päriselt teeb ja kuidas seda päriselt tarbida ja kuidas me päriselt selle puudust eelkõige enda igapäevaelus tunneme, ja siis vastandina selle küllust siis samamoodi tunda saaksime, et see kuidagi nagu annab nagu tausta, nii palju väärtuslikku ja vajalikku taustainfot kogu sellesse vitamiinide, mineraalide, toidulisandite nagu soovitusmaastikku minu meelest. No ma mõtlengi, et loed seda magneesiumi raamatut ja siis vaatad sükest asja nagu neeru ja sapikivid, on ju. No ema 3 korda haiglas käinud, siis sa tead, mis valu seal tegelikult taga on. Ja siis nagu hakkad lugema ja siis vaatad, et sapikivid ja neerukivid tekivad liigsest kaltsiumist ja fosforist. Ja nii kui sa võtad seda head magneesiumi, mis jõuab ka reaalselt rakku suhtes kogustes ja siis 1200 milligrammi 2 nädalaga sapi ja neerukivid kõik lahustunud. Kuule, aga kas sul ei ole juba, ma ei tea, arstid või ravimiliit või keegi nii-öelda üritanud sind vaigistada, sest et kõlab, et sa võtad nende väga palju tööd ära. Ei, tegelikult on hästi huvitav, sest et meil on päris palju perearste, kes soovitavad ja nüüd on kutsutud ka nii-öelda mitmesse perearstikeskusesse loengud nii-öelda pidama, sest et arste, ütleme tänapäeval ju, kui sa küsid iga arsti käest, palju on toitainete koha pealt nii-öelda koolitatud, siis tegelikult sa saad vastuse, et kas see on 1-2 tundi, et kogu selle mahu peale ja mis on võib-olla hea, ongi see, et brändi esindaja on ise arst. Ja kui me vaatame täna need raamatud, need on kõik teaduspõhiselt kokku nii-öelda pandud. Ja, sest sa ju enne mainisid ka, et on väga suur töö neid raamatuid inimkeeli ümber tõlkida, mis tähendabki kõlas nii nagu tegemist oleks väga nagu spetsiifilise meditsiiniteadusega või keelega eelkõige. Et selles suhtes jah, et täitsa müts maha, et meil siin on kliinikud ühendust võtnud, kes pakuvad ka intravenoosne otseveeni neid nii-öelda lahendusi juba küsivad meie tooteid nii-öelda juurde, et pakkuda veel lisaks, sest et alati inimesel ei ole võimalik tulla nii-öelda koha peale, siis me oleme koostööd teinud ka Fido peaarsti Toomas Toomsooga, neuroloogiga, et üha rohkem ja rohkem tuleb neid nii-öelda arste ja terapeuti juurde, kes on nagu need tooted nii-öelda avastanud ja minule väga hinge lähenud teeme spordimaailma. Ja nüüd vaatamegi, nüüd tehas sai NSF sertifikaadid eelmine aasta lõpp ja 3 tootel tulevad spordi NSF sertifikaadid ja mida me näeme täna olümpiavõistlejatelt ja tippvõistlejatelt ongi see, et need sportlikud tulemused lihtsalt paranevad ülikiiresti.
ehk siis tippmaa suusatajad siin pikamaa 50 kilomeetrit, lihasrampe asju ei ole. Ma vaatan, ultrajooksjad võtavad korralikult, siis neil on väike pudel kaasas, siis teevad seal mingi 150 või 250 kilomeetrit, aga mingil maal hakkavad põlved valutama. Pudel välja, hõruvad kohe need nii-öelda põlved sisse ja panevad jälle edasi nii-öelda. Ja Ott Kiivika olete ära siin suutnud võluda? Tegelikult ei suutnud võluda, sest et Otiga kui kokku saime, siis ta ütles kohe, et tal ei ole mitte mingit usku toidulisanditesse ja tema koostööd ei tee. Ja siis mul mentor suutis ta lõpuks nii-öelda proovima nõusse saada, et lihtsalt proovi. Et siis meil ka täna Sparta ja Keila Tervisekeskuse Tallinn CrossFitiga on juba koostöö käib ja kõikidel inimeste puhul jälle seesama, et vaata, ega kõik ju käivad, ütlevad, mul on kõige paremad tooted ja nii edasi. Kuid minu jaoks on alati kõige olulisem see oma kogemus. Ja kui sa siis saad selle wow-efekti kätte, siis sul ei ole vaja rohkem seal nii-öelda midagi tõestada või õigustada nii edasi. Ja täna ma ütlen ka, et me on hästi huvitavas kohas, et ma arvan, et iga firma kõige suurem soov on, et inimesed teevad sulle soovitusturundust. Ja täna me näemegi seda, et inimesed otsivad ise meile uusi kliente, sest et see muutus on nii suur lihtsalt olnud ja ütleme nii, et see muutus peab nii suur olema, et sa juba ise oled nõus teistele nii-öelda soovitama, et mine proovi lihtsalt, et ja seepärast, et ka minu sõbranna, kes on ikkagi väga pikalt tervisega kimpus olnud ja igasuguseid asju läbi proovinud, on ta siis küll ajurveedat, küll Hiina meditsiini, akupunktuuri, tavameditsiini, kõike on käinud ja teinud ja püüdnud igasuguseid asju siin teha, et enda olemist ja tervist ja samamoodi ärritunud soole sündroomi nagu leevendada ja natukenegi kuidagi rohkem saada seda võimalust elu ja elus olemist nautida, et ei peaks kogu aeg pidevates valudes olema. Ja hiljuti tema just ütles mulle, et magneesium ikkagi oli tema tõeline elupäästja või game changer, et pärast regulaarset magneesiumi tarbima hakkamist ütles, et täiesti öö ja päev. No meil on hästi huvitavad tagasiside, et inimesed, kes töötavad energiatega, ehk siis lihtsalt näeme seda, et Riimägi ja mineraalite tarbimine paneb energiat lihtsalt kordades paremini nii-öelda tööle. Ja kui olles ise 4 aastat sagedusteraapiaga nii-öelda töötanud masinaga, mis me näeme on see, et kui inimesed on mineraliseeritud, siis need tasakaalustatud sagedused püsivad 3-4 korda paremini. Ehk siis jälle see info nii-öelda liikumine. Samamoodi kui ma vaatan, kui paljud inimesed on muutunud ülitundlikuks, jälle magneesium. Ehk siis aitab seda ülitundlikkust nii-öelda maha võtta, et see ei ole iga elektromagnetkiirguse asjade peale nii nii-öelda keha ei reageeri kohe igasuguse väikse asja peale. Üleülitundlikkus on ju, vaid oleks nagu normaalne avatud tajumine. Ja ma arvan, et kui doktor Caroline Dean oma selle Magnesium Miracle'i raamatu kirjutas, siis oli sellist 60 või 65 magneesiumi puuduse sümptomid. Tänaseks on selles uues raamatus 68. Mida me näeme seda, et miks me lõpetasime seedensüümide müümise, mis oli ülihea tõsiselt toetav toode, kuid ma olen tänaseks aru saanud ka seda, et see oli ka natukene plaaster peale, siis ta ei teinud juurpõhjust korda ja kui sul maahappe on näiteks madal, siis Riimäg ja Riimait taastavad sul maahappesuse ehk siis selle nii-öelda happerefluksi ja kui sul maahappe on paigas, siis keha suudab korralikult ise toota seedensüüme. Aga vaata, me jõuame jälle selle võitle ja põgene juurde tagasi. Aga kui sul kesknärvisüsteem ei ole magneesiumiga maha rahustatud, siis istudki kogu aeg seal võitle ja põgene. Kogu aeg seedimist kunagi ei olegi. Ja siis peadki kogu aeg juurde sööma neid seedensüüme. Et aga seal on huvitav, kuidas keha toimib ongi, et kui sul on madal maahappe, siis keha ei anna üldse pankrasli signaali, et toota korralikult. Ja seedimist niikuinii ei ole, sest kogu verevarustus on sul lihastesse nii-öelda. Nii et une kvaliteedid asjad kõik, ma räägin, et kõik jääme magneesiumi taha nii-öelda kinni. Uskumatu, et üks mineraal saab nagu nii palju meie elus mõjutada. Ma olen
üha rohkem läinud ka toitumises ja ka elustiilis tegelikult sinna usku, et me peaksime üha rohkem šnitti võtma sellest, kus me tegelikult kus meie organism evolutsiooniliselt veel asub. Ehk et me küll elame siin 21. sajandil füüsilise maailma osas, aga kui me vaatame, kui aeglaselt toimub evolutsioon, siis tegelikult meie organism, meie sisemus on alles seal enam-vähem koopajastul. Kuidas me vanasti saime seda magneesiumit või kuidas see koopajastul, kas kui palju sa seda tead, et kas tegemist on nüüd moodsa inimese, moodsa ajastu probleemiga või vanasti oli samamoodi ja kus me siis seda magneesiumi saime? Väga hea küsimus, et tegelikult kui me vaatame nagu ajas tagasi, siis tegelikult juba 150 aastat tagasi oli olukord hoopis teine. Ehk siis inimesed said umbes 500 kuni 600 milligrammi magneesiumi toidust. Kui me ennem rääkisime seda põllumajandus, toksiinid, nii palju nende lisatäiteained, kõik, mis see stressitase on inimestel täna meeletu. Ja ma arvan, et kui vaatame karnivoori inimesi, puhtuvad steikide peal ega neil ei olegi väga palju magneesiumi puudust, sest nad saavad sealt väga palju. Aga ma ütlen, et alati see kõigile ei sobi, see ei ole pikas perspektiivis kindlasti jätkusuutlik, et keha peab nagu kõiki asju saama. Aga mida ma ütlen, võib-olla see Vahemere dieet on kõige parem. Just mereannid seal on kõige rohkem magneesiumi, sest et magneesiumi ja kaltsiumi suhe vees, ütleme meres, ookeanis on 3:1 magneesiumi ja siis ütlengi, et kui sa mereandi sööd, siis seal on tegelikult kõige rohkem magneesiumi. Kuid mis on huvitav, on see, et toidust saadud magneesiumit keha suudab 30–40% ainult omastada. See on väga suur kogus. Aga lihtsalt ütleme, nii kõik need rafineeritud toidud, töödeldud toidud, keetmine, kuumutamine, kõik asjad mõjutavad. Ja siis, kui paneme sinna suhkru veel, siis ta sööb selle C-vitamiini ja võtab kõik ära. Magneesiumi ka, näiteks glükoosi molekul nõuab 26 magneesiumi molekuli, et see ümber töötada. Ja fruktoosi omad 56. Nüüd hakkad aru saama, miks mina näiteks täna banaani ei blenderda. Söö, sest et see tõstab lihtsalt selle veresuhkru taseme sul 3-kordseks. Et valge suhkur ei tõsta ka nii palju kui blenderdatud banaan. Ehk siis tegelikult, mida me näeme täna ka ju, et jah, puuviljad on kasulikud, aga jälle küsimus on see, et kui see õun, mis on tulnud sealt aasta otsa konteineris, et korjatakse ära, kui nad on rohelised, C-vitamiin ju toit jõuab siis, kui ta toit valmima reaalselt. Ehk siis me sööme täna puuvilju, mis on tegelikult suhkrupommid. Sest kui sa vaatad tagasi, missugune banaan või mingi apelsin välja näeb, esiteks need on üldse magusad, ta ei ole maitsev süüa. Et need enamus puuviljasid, mis me täna vaatame, on nagu ära töödeldud ja mitte midagi halba, vaid on siin üks bränd, kes müüvad neid viinamarju, puurpuuse asju kaubanduskeskustes. Me oleme ise ka paar korda võtnud, hind on kõvasti kalb. Tõesti on niimoodi, paned seal viinamarja suhu, siis täpselt nagu kommi oleks tõmmad, sest see on nii magusaks aetud. Ja kui me vaatame täna nagu noored ka, et ma enda lastele ka natukene ikkagi piirame seda puuvilja valikut, ei ole see, et kogu aeg laual, sest kui sa vaatad evolutsiooni taha, siis olid hooajad. Hooajati ainult hooajati. Ja siis sul siin meie hooajas ei olnud ju kuskilt viinamarju või mingid arbuuse võetud, et sõid seda, mis puuotsas või põõsas kasvad nii-öelda. Ehk et see põhivastus siis mu küsimusel oli, et tegelikult need kopa inimesed ikkagi suures pildis said toidust selle magneesiumi kätte, ja see on see, kust me enam ei saa seda kätte. Et kui sa tõenäoliselt kuskil paalil oled ja see kõik asjad on vaata nagu kuskilt džunglist võetud ja sööd seda mereande ja puhast liha ja kõik seda poole, ma ei usu, et sul üldse probleeme tekib. Ja siis seal on ju sul ju stressitase hoopis teine. No loodetavasti. Vaata, me räägime siin kevadväsimusest, kevad tuleb, inimesed on täiesti tühjaks tõmmatud, pimedal ajal, kõik minu tutvusringkond, paljud ütlevadki, nii kui pimedaks läheb, et tõmbab täiesti ära ja ma olen ka oma klientidele öelnud, et kui sul ei ole võimalik minna kuskile soojale maale, mine käi tee päikeses või kuskil nagu korra kuus. Seda saab igaüks lubeda, aga midagi seal on, mis paneb isegi 10-15 minutit paneb siin nagu annab kuidagi neid õnnehormoone või asju juurde. Et seal ei ole küsimus selles, et mina nüüd teen ennast pruuniks, vaid küsimus on see, et sa saad natukene seda. Jah, või siis
valida ka näiteks, mida mina talvisel ajal teen, et ongi need punased lambid on ju, need infrapunalambid, asjad on ju, et või siis ka need sinised valgused on ju hommikuti või päeva esimeses pooles, et imiteerida seda päevavalgust, kas sinakat päevavalgust on ju, et anda ka kehale. Sa oled biohäkker ütles. Jah, tule, näe, nüüd paljastasin ennast. Ega nii-öelda, et ongi toetada enda närvisüsteemi ja enda seda tsirkulaarrütmi, siis, et ongi, et kui meil siin talvisel ajal ei ole seda tõusvat päikest, on ju, et siis kasutada nii-öelda spetsiaalseid lampe selleks, mis samamoodi, et ühe korra ostad ja siis ma ei tea, ma siin need mingi 3 või 4 aastat tagasi on ju ja siiamaani ilusti töötavad, et ja väga palju tegelikult eelkõige kasutangi ikkagi hooajaliselt, et talvisel ajal, et suvisel ajal on vastupidi just silmatropi või need silmaklapid on ju, mis aitavad magada, mitte ei hommikul üles tõusta, mis need lambid teevad, on ju. Magamise ajal on hästi huvitav, mida kunagi doktor John Bergmanilt nägid. Miks on hästi oluline, vaata kõik valgus nulli keerata, nagu ma räägin nagu täiesti see peab olema niimoodi, see pimedus võiks olla nii, et kui sa paned käe siiamaani, sa ei näe mitte midagi. Aga nii, kui sul on mobiilivalgus kuskil midagi, inimesel vaata see REM-uni tuleb iga 1,5 tunni tagant ja iga kord, kui sa magad, see on juba nüüd ürgajast, inimesel teeb vaikselt silmad lahti. Iga REM see tsükli ajal ja nii, kui sa näed kuskil natukene valgust, siis ta viskab sind REM-unast välja. Ehk siis ideaalne uni on see, vaata mõnikord me teame seda, kui me oleme ülipikalt mingit tööd teinud või siis langed voodisse, unustad veel, võib-olla riided võtta või mis on üliväsinud on ja jõuad tekki peale tõmmata, täpselt samas asendis, mis läksid, täpselt samas tõused. Sest nii, kui sa tõused öösel üles ja lähed WC-sse, see ei ole enam see täissunini. Ja väga paljud, mida ei tea, on see, et ka need kõhugaasid tekitavad meeletut stressi magamise ajal. Et miks on hea vaata 2-3 tundi enne magaminekut ikkagi ära süüa, mitte see, et sa lähed. See ei ole ka väär, et sa sööd enne magaminekut. No aga nad ütled ikkagi, et tegelikult keha ju tegeleb siis mitte puhkamise, vaid toidu seedimisega, et juba sellepärast ei saa minna keha täielikku lõdvestusse, sest et ta nii-öelda on töös alles. Ja ma ütlen, et kui me räägime siin vaimsest tervisest või üldse tervisest, siis number 1 on ikkagi uni. Kui sa seda paika ei saa ja täna insomnia puhul, mida me näeme, ongi see, et ma võin täna küll juba, olles nagu nii kaua selles 2 aastat olnud ja sadade klientidega rääkinud, mida me näeme on see, et insomnia magamatuse puhul, kas sa võtad liiga vähe magneesiumi või sa võtad vale magneesiumi. Kõik, kes on täna Riimäega läinud laadimise peale, kõik magavad nagu notid ja seda me kuulen ka pereterapeutidelt. Ja ma kujutan, et tegelikult see hakkab ikkagi juba varem kui laadimisest, et tegelikult kui juba hakata võtma, on ju, et siis... Aga see laadimise mõte on see, et kui me vaatame see 68 pluss magneesiumi puuduse sümptomit, sa ei saa kõike ära, kui sa ei võta rohkem, kui päevas keha kulutab. Sa ei saa laadimist teha, et kui sa nagu kulutad päevas, ma ütlen niimoodi, ma ei tea, 2 liitrit vett, aga sa kogu aeg annad peale 1 liitri, siis lõpuks jääd ju, sa lähed miinusesse. Ja me näeme täna ka seda, et kui sa nagu ka ei jää hoidma, sest ta ei leevenda sümptomit, ta annab kogu aeg need heitusblokke, siis hakkavad vaikselt ka need puudused vaikselt tagasi tulema. Nii tore ja väga-väga väärtuslik ja ma ütlen, et mulle endale ikkagi ütlen uuesti, väga tore, et sa siin saates mul oled ja nendest asjadest lähemalt räägid ja just nimelt nagu inimkeeli lahti seletad, et miks ja kuidas ja mis hetkedel ja sest olles ise läbi tulnud sellest siuksest vaimse tervise sügavast august ja nüüd tagant järgi nii ilusti nähes esiteks, mis see allakäigutrepp oli, millised need sümptomid olid, millised need punased lipukesed olid, mida ma ignoreerisin, et väga hästi on näha, kuidas see allakäigu iga aste on ju väga ilusti nüüd hetkel välja joonistunud ja siis samal ajal ongi, kuidas oli olla seal keldris. Ja siis samamoodi, et mis nüüd siis sealt need trepiastmed sealt välja olid, on ju. Et ja sellepärast tõenäoliselt on see siuke vaimne tervis ja läbipõlemisest ennetamine. Üks on see taastumine läbipõlemisest, aga eelkõige ennetamine, kuidas me üldse mitte sinna pimedasse auku üldse mitte jõuda, on ju. Et see vaimne tervis, ärevus, stress, depressioon, kõik see on nii, mulle esitleks isiklikult südamelähedane ja oluline teema. Teiseks, kui me vaatame, mis toimub ühiskonnas suuremalt, on ju, ja laiemalt.
ja jah, ja sellepärast on eriti oluline minu meelest ja siis seal juures veel see nii-öelda isiklik kogemus nende toodete kasutamisest on ju, et kui palju ikkagi on tasakaalukamaks asjad läinud, kuidas ma kuulen, et ma olen oluliselt rahulikum näiteks oma lapsega mängides või rääkides on ju, või kuidas ma näen, kuidas ma suudan palju rohkem keskenduda tööasjadele, fokusseerida, kuidas ma olen hakanud loomingulisus tuli tagasi ja mul oli väga pikalt oli loomingulisus täiesti kinni, no mitte midagi ei suutnud välja mõelda. Ja nüüd hakkab tulema vaikselt tagasi see loomingulisuse osa on ju ja et need sellised jah, see nii-öelda isiklik negatiivne kogemus nii-öelda sümptomitega, nüüd siis isiklik positiivne kogemus toodetega ja südamelähedane kuidagi temaatika üleüldses mõttes, et seepärast on mul eriti hea meel, et sellest magneesiumist räägitakse, et kuigi võib tunduda, et okei, et võib esmapilgult, nagu ma küsimust alustasin, on ju, või meie vestlust alustasin, et miks sellest nüüd, et kas see on jälle mingi uus moetoode on ju, millest ta ainult, et väga palju räägitakse magneesiumist, aga väga hea, et tuleb välja, et väga head räägitakse, et kui vähemalt pooled kuulajatest hakkavad natukenegi magneesiumi sööma või jooma eelkõige siis on ju, et kui palju head see tegelikult endaga kaasa toob, on ju. See tõidki hästi olulise asja, mis minul on ka oluline, on see ennetamise pool, et ei ole vaja alati lasta ennast kuskile auka ära, vaid ennetamine ja ma ütlengi RNA toodete puhul, kui ma ütlen ka, et kõik need suuremad koostööd, mis me oleme täna saanud, on puhtalt läbi nende võtmeisikute enda kogemus. Et algul on kohe punane tuli olnud, siis on ikkagi võetud see nii-öelda proovimise hetk ja täna ka sellepärast Ott Kiivikas on brändi esindaja, sest enda kogemus. Et selle vastu sa lihtsalt ei saa. Mis see kodulehekülg on, kuhu inimesed siis me siin kõik saadame, et nad siis neid imelisi tooteid endale soetada saaksid? www.contamo.ee Contamo, kõik ühekordsed tähed ja meil on seal hästi palju nii-öelda blogisid, hästi pikad, põhjalikud, me oleme paljudelt arstidelt, terapeutidelt väga head tagasisidet saanud. Iga nädal tuleb sinna midagi nii-öelda juurde. E-raamatud on kõikidele tasuta, me kogu aeg tõlgime nii-öelda juurde. Loengud, podcastid, asjad lähevad kõik sinna nii-öelda vaikselt nii-öelda ülesse ja vaatame, võib-olla jõuame ka kunagi sinnamaani, et Dr. Caroline Deanil on ka äpp, kus sa paned oma toidukorrad asjad kõik sisse ja siis seal juba soovitab mingisuguseid asju, mida võiks juurde võtta, mida vähem ja nii edasi, aga see on siuke nii-öelda suurem töö. Aga täna me ikkagi keskendume sellele, et me olen alati soovin nagu läbi harimise asju edendada. Et meil magneesiumiraamatuid on ka vist üle 20 000 juba jagatud, ma arvan, et me jõuame mingi aja peale 100 000. Aga ta juba Ants Rootslase raamatuga konkureerima. Me lähme varsti möödas, see oli vist 32 000 või ma võin natuke numbritega eksida, aga varsti oleme möödas. Et esimene on vist piibel, et sealt mööda ei saa. Aga naiste raamatuid on juba üle 3500 Eesti peal, kilpnäärmeid vist paar tuhat, ärevuse raamat tuleb mingi hetk, aga praeguse seisuga ka, et me väga paljudes spordiklubides jagame tasuta, nii et lihtsalt mine ja küsi ja võta nii-öelda, et selle teadlikkuse nii-öelda tõstmine ja ma ütlengi, et kui me nüüd ka spordimaailma nagu jõuliselt sisse lähme, et siis inimesed saavad veel rohkem nii-öelda targemaks. Rohkem medaleid Eestile. Jah, me näeme täna, tippsportlased teevad oma isiklikke tulemusi üle, et kõik, kes siin on mingi 4-6 kuud kasutanud. Nii et midagi töötab siin teistmoodi. Midagi toimub ikkagi. Aitäh, Ivar, saatesse tulemast ja aitäh, et sa teed seda tööd, mis sa teed. Ma arvan, et see mõjutab nii paljude rohkemate inimeste eluolu ja kvaliteeti, kui sa võib-olla isegi ette oskad kujutada. Aitäh kutsumast. Ja ma loodan, et kõik saate kuulajad ja vaatajad nautisid seda saadet samamoodi nagu mina, nautisite seda harivat momenti ja võtsite kogu seda infot väga avatud ja uudishimulikult vastu. Ja nagu siit saatest korduvalt kõlama jäi, siis isiklik kogemus on see kõige suurem kriitika vaigistaja, mis tähendab seda, et contamo.ee on siis see koht, kus te seda tooteid saate tellida ja isiklikku kogemust siis omandama hakata või ma ei tea, mis selle isikliku kogemusega siis teha saab, igal juhul hakata seda saama siis on ju. Nii et mina samamoodi isiklikult väga soovitan ja olen väga palju häid kogemusi saanud. Nii et aitäh kuulamast, vaatamast ja juba järgmises saates järgmiste toredate külaliste ja teemadeni. Tšauka!